Lugupeetud kolleegid ja head külalised. Avan Riigikogu kultuurikomisjoni ja rahanduskomisjoni ühise istungi. Teemaks on spordi rahastamine ja täpsemalt stipendiumid spordis. Aga enne kui lähme sisulisema sissejuhatuse juurde, on meil tarvis kultuurikomisjonil kinnitada nädala töökava. Need kolleegid, nädalakava on välja jagatud. Olete nõus sellega, võtame aluseks. Aitäh, kultuurikomisjoni nädalakava on kinnitatud. Soovitse sama teha. Me oleme ära kinnitatud juba. Aitäh. Nii, mõnda aega tagasi Rahandusministeerium ja Maksu- ja Tolliamet tõstatasid stipendiumide temaatika. See pälvis ajakirjanduses suurt tähelepanu, loomulikult teema on väga aktuaalne ning kultuuri- ja rahanduskomisjon leppisid kokku, et viime läbi ühise istungi sellel teemal. Ja sellepärast oleme palunud siia täna kultuuriminister Urve Tiiduse, rahandusminister Jürgen Ligi, Maksu- ja Tolliameti peadirektori Marek Helmi, siis Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene, spordiasekantsler Tõnu Seil, Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Ivar Sikk, maksupoliitika osakonna juhataja Lemmi Orro, riigieelarve osakonna nõunik Marika Tuusis, siis Maksu- ja Tolliameti peajurist Pille Lehis, Eesti Olümpiakomitee asepresident Toomas Tõnise ja peasekretär Siim Sukles, Eesti Maaomavalitsuste Liidu aseesimees Vello Jõgisoo, juhatuse liige Peeter Sibul ja Tarmo Volt, Eesti Linnade Liidu nõunik Anne Läns ja Harku valla spetsialist Karin Pops. Nii et ma loodan, et ma nimetasin kõiki külalisi või jäi keegi vahele. Igal juhul tegin seda ise kiiresti, muidu kui teha see sõbralik tutvustusvoor, siis meid on nii palju, et siis läheb sellega juba 2 tundi ära. Ja sõbralik voor tuleb. Nii. Minu ettepanek on selline, et kõigepealt me anname sõna rahandusminister Jürgen Ligile ning Maksu- ja Tolliameti peadirektorile Marek Helmile, kuivõrd teema on teie poolt tõstatatud ning seejärel siis kultuuriministrile ja Eesti Olümpiakomitee esindajatele. Ma tegin väikseid ümberpaigutusi sellepärast, et ma piilusin neid slaide, mida on ette valmistatud ja leian, et nii jookseb paremini, et Rahandusministeerium, Maksu- ja Tolliamet püstitavad probleemi ning vaadates asepresident Toomas Tõnise slaide, siis sealt paistavad väga selged ka ettepanekud. Tahaks täna jõuda selleni, et selle probleemi lahenduse käik tõepoolest saaks meil lisandatud ja iga asjaomane institutsioon, olgu ta seadusandlik võimuesindaja või täidesaatev, siis saab nii-öelda endale tööülesanded koju kaasa. Ja aitäh, võib-olla paar sõna ka minu poolt. Ma pigem enne koosoleku algust tahaks tegelikult tänada meie Riigikogu spordi- ja liikumisharrastuse töörühma, kes ma arvan on selline esmane jõud on sellele, et me täna siin kokku saame ja tõsilugu, kui me vaatame spordi rahastamist, siis teemasid on tegelikult ju rohkem kui üks. Täna me peatume ühel teemal, see on stipendiumid ja sellega seonduv, aga tegelikult reaalelus ma arvan, et tulevikus nõuab meie tähelepanu ka kogu spordi rahastamine kui selline, et kas teemad riigieelarvest, riigiettevõtetest, võimalikest muudest allikatest nagu Hasartmängumaksu Nõukogu või Kulka, aga ka näiteks spordi erisoodustusega seonduvad teemad ja sellega seonduvad küsimused. Et ma arvan, et teemasid tegelikult, mis seonduvad spordi ja selle rahastamisega on päris mitmeid ja see on hea, et me täna alustame ühega nendest väga selgelt ja nimelt stipendiumitega. Et ma ootan kindlasti täna konstruktiivseid sõnavõtte ja eriti hea on, kui me täna tõesti lõpetame mingite selgete nägemustega. Aitäh! Aitäh, nii et ma usun, et me saame siin just asjalikult edasi minna, et kui kultuurikomisjon on huvitatud sellest, et sport oleks jätkusuutlikult rahastatud, siis rahanduskomisjon on huvitatud sellest, et see oleks kõik toimuks seaduslikult ja nii nagu peab.
mille vastu meil loomulikult ei ole midagi. Nüüd palun, härra minister Jürgen Ligi. Aitäh, ma nüüd ei tea, kas ma tean õieti probleemi. Kujutasin ette, et räägitakse spordi ja kultuuri rahastamisest. Et kui sellele lühidalt vastata, siis ei ole hullu. See on hästi riigikeskselt rahastatud valdkond, kus me SKP-st paneme Euroopas kõige suurema protsendi kaugelt. Aga kus on raha, seal on ka alati rahulolematust ja sellepärast on siin teemat üks jagu. Kui nüüd kitsendada seda spordile, siis mis ma nüüd ütlen, et valitsus ei ole iseenesest olnud põhjus, miks see probleem siin tõuseb. Et kui te ütlete, spordi valdkonnas makstava stipendiumid on see kitsas teema, millest ma pean rääkima, siis siin ei ole uudist. Stippide mõte on üldtähenduses olnud ju sõnastikest leitav ja ta on saanud ka siis ekspertiisi aastast 2000 PricewaterhouseCoopers oli ta tõenäoliselt sel ajal sellise analüüsiga, mis seletas, et stipi pähe ei tohi maksta palka, see tuleb lähtuda sisust ja kui natuke otsesemalt öelda, siis et ümbrikupalgad ei ole lubatud. Aga spordi vallas ikka neid dopingujuhtumeid tuleb ette ja üks on siis maksudoping. Paneb see raha siia, või riik siia raha, kui palju paneb, ikkagi kasutatakse ka keelatud võtteid ja sellele on paaril juhtumil siis kallale läinud viimasel ajal aastal 2012 Maksuamet. Ei ole valitsus siin andnud korraldusi, ei ole suunanud, aga valitsus on muret tajunud pikemat aega. Natuke on vaieldud siis vajaduse üle stippi defineerida täpsemalt. Praeguseks me arvame, et tuleks ikka ära teha tulumaksuseaduses, et igaüks saaks aru, et ei ole mõtet kohtus käia. Siis me oleme mittetulundussektoril rahastamise teemal laiemalt vaielnud. On olnud paremaid ja halvemaid aegu meil siin koostöös 2 ministeeriumiga, et praegu on kindlasti paremad ajad ja see ettepanekud on siis valitsuse otsustena suuresti ära tehtud, kuidas siis sponsorlust ja sellega seotud maksueelist siis suunata. Kindlasti kohe ütlen, et kui jutt läheb erisoodustuse mingisugusele teemale, siis hoidke palun ennast sellest natukene tagasi sellel teemal, sest et erisoodustus ei ole ju muud kui naturaalpalk ja ei ole mitte ühtegi põhjust sotsiaalset ega mingit muud, miks me peaksime eelistama naturaalpalka, mis on selgelt ju saab osaks nendele, kellel on oma harrastusteks rohkem raha. Need on jõukamad tööandjad, kes seda kasutama hakkavad ja kättesaadavus ei paranda, sest kättesaadavus on probleem pigem siis nendele, kellel palk väiksem, kes on pensionärid, lapsed, töötud ja spordi rahastamine selles mõttes peab olema suunatud siiski kättesaadavuse parandamiseks pluss siis tippsport, et kättesaadavust erisoodustusmaksu need tööjõumaksud, erisoodustusmaksu ei ole olemas, nende kaotamisega ei parandata, vaid halvendatakse ja kindlasti tervisetoetust sellega vähendatakse, sest väheneb haigekassa, väheneb pensionäride sissetulek ja vähenevad nii riigi kui omavalitsuse võimalused rajada terviseradu. Et võtke seda palun väga tõsiselt ka valimiskampaania puhul. See on hästi inetu, kui see jällegi läheb selliseks, sellega kunagi alustas üks uus erakond 2003 ja ta ei saanud sellega mitte midagi peale hakata, kui sai argumendid ära esitada. Ma olin nendega koalitsiooni läbirääkimist ja nad ei osanud mitte midagi teha, nagu vahel ei osata lapsega midagi teha. Sest ausalt seda jagada ei õnnestu. Ja sotsiaalselt mõistlikult. Ja mis ma siis veel ütlen, et sündmus on toimunud, maksuprotsessid on alanud, on hulk inimesi, kes ütlevad, et valitsus peab asja ära lahendama. Mina ütlen, et valitsus ei saa sekkuda maksuasjadesse, valitsus ei saa soosida dopingu kasutajaid, aga valitsus saab
saab vaadata rahanduslikele reaalsustele otsa. Ja me oleme, mul jäi ütlemata, et EOK-ga on olnud siin hästi konstruktiivne koostöö, ka see Price'i analüüs 2000. aastal tellis EOK selle. Me oleme teavitanud klubisid jõudumööda ühiselt ja 2010. aastast on siis aruannetel klubidel ette nähtud eraldi rida stippide kohta teadvustatud, nii et vähe pole. Kui keegi ütleb, et ei ole teatud, siis see ei ole tõsi. On lihtsalt otsitud maksueelist, mida me tegelikult üheski valdkonnas ju ei tolereeri. Aga see ei puuduta ainult sporti, selles mõttes ma pöördun tagasi, et see on ka kultuuris probleem, see on ka kulkas probleem, kus makstakse stippide pähe toetusi, mis peab olema selgelt tulumaksustatud, see on probleem ka selles, et stippide pähe makstakse sealt palka ja uus kultuuriminister on väga tublit selles mõttes nagu seda ka tunnistanud, aga teda ega omletist muna tegemine on alati keeruline, et võib-olla peab siin mingi suurema seedimisprotsessi läbi tegema ja siis saab jällegi mune hakata munema vastavad organismid. Et mis me siis selle rahaliselt, et kui nüüd tunnistada, et ka maksu siis sellise uue jõulisema teadvustamise käigus riigieelarvele me hakkame küsima ja klubid on hakanud ka lubama, siis see on mingisugune eelarvetulu, mida saab ka jagada. On lähtutud siis teatud minu arvates senisega võrreldes suhteliselt heast palgatasemest, senisega võrreldes treenerite puhul, noorte treenerite puhul ja siis eelarvesse laekuvatest, tõenäoliselt prognoositavatest lisalaekumistest. Ja me oleme valitsus otsustanud, et 3,5 miljonit peame järgmise aasta eelarvesse siis lisama, et see ei ole muide üldse lihtne. Sest et prognoosid on halvenenud ja meil on rida tuluallikaid, kas siis ära keelatud nagu keskkonnatasud või siis ootavad Riigikogu otsuseid. Et lihtne ei ole ka see, aga see raha ei lähe jaotamisele mitte nende puhul, kes on kasutanud keelatud võtteid, vaid spordile üldiselt ja suunatuna ikkagi noorte sporti. Et treeneritel oleks selline sotsiaalsed garantiid korralikult ja puhas südametunnistus. Suur tänu. Marek Helm, palun. 5 minutit. Kas ta äkki vajutatakse slaide, et ma räägiksid koha pealt? Tervist, lugupeetud 2 komisjoni liikmed, head saalis viibijad. Mul on ka väike ettekanne ette valmistatud, püüan teha hästi kiiresti, kuna ajalimiit on. Umbes aasta aega tagasi mõned mu kolleegid tulid mu juurde ja ütlesid, et Marek, meie kontrollid on sealmaal, kus me võiksime kirjutada välja 3 maksuotsust 3 spordiklubile. Ja kuna probleem, kõik ma arvan, kes siin saalis istuvad, teavad, ei ole äsja tekkinud, vaid see on aastaid vana, siis minu peadirektori otsus oli see, et enne kui me maksuotsustega edasi läheme, peame me selle teema nagu rohkem avatuks kirjeldama. Ehk püüdma leida lahendusi mitte ainult Maksu-Tolliamet versus need 3 spordiklubi, vaid ka laiemalt. Ja nii nagu minister mainis, siis alates 2011. aastast ja 2012. aasta kohta on meil erinevalt varasematest aegadest üsna hea ülevaade stipendiumite maksmisest. Palun järgmist slaidi. Ehk meie maksudeklaratsioonidel on alates sellest ajast eristatavad stipendiumid, ennem nad olid muude hüvitiste ja toetuste all. Ja selle slaidil on näha, et enamus sellest deklareeritud stipendiumitest on siis spordivaldkonnas, tervelt 75%, mida siis ühingud on meile deklareerinud. Nii et kui ka minister mainis, et see probleem ei ole ainult spordikeskne, siis selgelt Maksu-Tolliameti nagu esmavaade, kus see probleem võib-olla kõige suuremini on levinud, on just spordialal.
Ja eelmise aasta kevadest me alustasime siis tegelikult erinevaid kohtumisi ja minu kolleegid palusid eraldi esile tõsta härra Toomas Tõniset, kes on tegelikult viimase aasta jooksul kordi käinud meie majas erinevate oma kolleegidega sellest valdkonnast ja me oleme püüdnud koos lahendusi leida. Nii et Toomas, väga suur tänu, et oled olnud partneriks laua taga. Järgmine slaid. Nüüd ma panin selle ettekande pealkirjaks palkade maksmisest spordiklubides, sellepärast et avalikkusele viimasel aastal tekkinud kuvand on, et justkui spordiklubid maksavad stipendiumi ja palka ei maksa tegelikult suurusjärgus 1800 spordiklubist, kes on selles mittetulundusühingute või tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas. Märkimisväärne osa neist, suurusjärgus 500 ühingut maksavad palka ja ei maksa stipendiumi. Ehk teisisõnu, teema ei ole ainult nii ühene, et meil on spordiklubid, kus makstakse ainult stipendiumi ja ei ole töölepingud ega maksta palka. Aga puudutab see siis teema mitte ainult siis hobisporti või noortesporti, mis on ajakirjanduses meedias olnud kõige valusam, aga kindlasti ka profisporti ja spordiga seotuid muid tegevusi siis, et olgugi see ära mainitud, et see tasustamise vorm ei ole seotud ainult treeneritega. Meie vaate läbi on siis ikkagi tegelikult need stipendiumilepingud tegelikult töö või töövõtulepingud ja selle nimel siis Maksu- ja Tolliamet või selle sisuga on Maksu- ja Tolliamet ka täna praegusel ajal 2 klubiga kohtutööd käimas. Ja loomulikult on ka stipendium, mis on stipendiumid, nii et selles osas see eluvaldkond ei ole mustvalge, kas üks või teine, vaid seal on ikkagi vaadatava asja sisusse, nii et ka need kohtuvaidlused on praegu seotud sellega, et me püüame omalt poolt ikkagi veenda ka kohtuinstantse, et tegemist on töölepingutega. Järgmine slaid. Ma nende numbritest väga pikalt ei peatuks, aga võttes siis aluseks spordiregistri ja treenerite nimistu, siis 3565 treenerit jaotutuna põhimõtteliselt siis 3-ks, 2600 neist on ka muul palgal ehk saavad töötasu muudest ühingutest ehk teisisõnu neil on olemas sotsiaalsed garantiid, aga siis konkreetselt kui me vaatame spordiklubi, siis saavad nad siis stipendiumi omale nii-öelda teenistusena lisaks. 480 treenerit on saanud nii palka kui stipendiumi selles samas klubist, kus nad töötavad ja võib-olla kõige probleemsem on siis see viimane plokk, 401 treenerit, kes saavad oma sissetulekud ainult stipendiumite näol. Järgmine slaid. Nüüd võib-olla avalikkusel on jäänud mulje, et Maksu- ja Tolliamet justkui muuga ei tegelegi kui ainult spordiklubi kontrollimisega. Ma arvan, et see slaid räägib iseenesest. Meil on 3 lõpetatud kontrolli ja 2 kontrolli töös. Ja kuvand, et me tegelikult tegeleme spordiklubide kontrolliga, keda on ju ainuüksi sellest tulumaksusoodustustega nimekirjas 1800, selle 5 klubi kontrollimine on tekitanud sellise resonantsi ühiskonnas, mis tähendab, et probleem ei ole väike, need ootused või hirmud ei ole väiksed. Me oleme praegu uuesti kohtumas, aga nüüd uuel ringil siis liitudega, korvpalliliiduga kohtusime eelmine nädal, Jüri noogutab üle laua ja vähemalt ma ise ei olnud sellel kohtumisel, aga minuni jõudis see informatsioon, et tegelikult üksmeelel ollakse profispordi osas ja klubi võttis endale ka ülesandeks, et nüüd, liit võttis endale ülesandeks, et klubidele antakse ikkagi see ootus või see suund edasi, et profisport peab olema palgaline ja meil on lähiajal kohtumised ka Jalgpalliliidu ja Võrkpalliliiduga. Ja lihtsalt ära mainimiseks siin veel, et me oleme tegelenud praegu klubidega treenerite kontekstis, aga samasugune probleem võib-olla fiskaalses või rahalises mõttes niivõrd mitte suur, aga sama hästi, olgu ta siin selle suure laua taga mainitud ka, et ka kohtunike töö tasustamine, et praegu ka meil kohtunikud on kõik stipendiumi peal suuresti, eks ju. Järgmine slaid. Võtaks siis kokku niimoodi, et nii nagu ma korraga repliigina mainisin, et ei ole nii, et kõik spordiklubid maksavad stipendiumi. Märkimisväärne osa neist maksavad palka, neil on töölepingud ja selles osas tuleb seda kindlasti tunnustada
ja iga järgnev otsus, mis selles valdkonnas korrastamise suunas tehakse, ütleme, tuleb minu meelest ka teha selliselt, et need klubid, kes siiamaani on õieti tegutsenud, oleksid väärikalt tunnustatud. Nüüd selle saamata kulu osas võib arutada või see ei ole kindlasti täppisteadus, aga 2012. aasta kohta me oleme sellise hinnangu suurusjärgus andnud, et kui klubid maksaksid töötasusid või palkasid, siis täiendav maksulaekumine tööjõumaksude näol oleks suurusjärgus 4 miljonit eurot aastas. Nüüd sotsiaalsete garantiide kohta, eks see võib-olla pole Maksu- ja Tolliameti esimene mure, aga kindlasti läbi meie suu või läbi meie avalikkuse informeerimise tegevuse on ka see probleem võib-olla ehk paremini olnud viimasel ajal ühiskonnas mõistetav. Me jälgime trendi. Mul on viimased paar kuud kogu aeg olnud erinevad meediakanalid tahtnud intervjuusid ja seda sama sõna välja pigistada või seda kuupäeva, et kuivõrd Maksu- ja Tolliameti tähelepanu on millistele perioodidele, kuivõrd kaugele me ajalukku edasi lähme ja Maksu- ja Tolliameti juhina meil sellist õigusruumi või minul sellist pädevust ei ole öelda, aga ma üsna konkreetselt proovisin selle viimase lause siia sõnastada, et meie kontrolli pilk on suunatud ette. Ehk teisisõnu meie huvi minna ajaloos tagasi ei ole, meil on olulisemaga tegeleda, kuid kindlasti eelviimane punkt, et me tahaks, et selles asjas toimuksid muutused ja selle nimel töötame liitudega ja ka tänane kohtumine on seda eesmärki kandev. Sellega on vist praegu kõik. Suur tänu, härra peadirektor. Annan sõna kultuuriminister Urve Tiidusele Kultuuriministeeriumi poolse vaate esitamiseks ja seejärel siis palun, et Olümpiakomitee poolt asepresident Toomas Tõnise oleks valmis omalt poolt täiendama. Aitäh, palun. Tere päevast kõigile. Suur tänu selle võimaluse eest ja ütlen kohe alguses, et rahandusminister Jürgen Ligi ja Maksu- ja Tolliameti juht Marek Helm väga hästi ja olemuslikult esitasid selle probleemi, miks me siin täna oleme ja kultuuriministrina ma lisan siia juurde võib-olla mõned mõtted. Oli väga oluline, et Marek Helm ütles, et see stipendiumi selline erinev tõlgendamine ei tähenda tegelikult seda, et kõik kuidagi väärtõlgendavad seda. Kuna tõesti see täpne definitsioon ja arusaam stipendiumi sisust, tähendusest, kuidas teda kasutada võib, see on seni puudunud, see tekib lähiajal, et siis on väga oluline oli kuulda see, et siiski on olemas ka treenerid ja klubid, kus on olemas sotsiaalsed garantiid, makstakse töötasu sellisena, nagu ta on mõeldud ja see on hästi ja loomulikult elamise mõte on ju kogu aeg asju paremini korraldada. Ja meie ministeeriumi prioriteedid spordi osas on järgnevatel aastal sellised, et me oleme nüüd siis tõdenud, et kõikidel noortetreeneritel, ma rõhutan, noortetreeneritel neid riigipoolseid sotsiaalseid garantiisid praegu ei ole, aga samas nende panus laste ja noorte sellisesse kehalisse ja edenemisse ja tervisesse on väga märkimisväärne ja sellepärast on kindlasti meie soov, et rahaline tugi noorte spordile kasvab. Mul oli hea meel kuulda, et rahandusminister seda ka kinnitas, et need lahendused otsitakse ja ka leitakse. Ja see on tähtis ka selles mõttes, et see toetusmehhanism on ju sõnastatud ka koalitsioonileppes ja tuleb lihtsalt ära teha. Eelpool kõikidest nendest juba kuuldud analüüsidest tulenevalt ja nende andmete alusel, mis meil on olemas tänaseks päevaks, on Kultuuriministeerium esitanud oma ettepanekud noortetreenerite töö tasustamise osas ka jaanuaris toimunud valitsuskabineti arutelule. Ma tulen korraks tagasi, et jutt on siis 5.–7. taseme noortetreenerite töötasust ja valitsus on ka kinnitanud, et toetab põhimõtteliselt Rahandusministeeriumi poolt välja töötatavat tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu ja stipendiumi mõiste selgemat määratlemist. Ja siis nii järgmise aasta riigieelarves kui ka sealt edasi lisavahendite leidmist. Nagu siin kõlas, et probleeme ei puuduta ainult treenereid, puudutab ka profisportlasi ja kohtunikke,
siis Kultuuriministeeriumil on ülesanne teha oma ettepanekud kohtunike töö selgema tasustamise ja sotsiaalsete garantiide osas siis oktoobriks. Nii et head õnne sellele tänasele arutelule, väga oluline arutelu. Suur tänu. Aitäh, proua minister. Kuivõrd tunnustatud partneriks selles valdkonnas on kindlasti Eesti Olümpiakomitee, siis jätkuvalt Toomas, kõne järjekord on sinu käes. Ja, aitäh, ja juhataja, auväärsed kuulajad, osalejad. Minu ettekanne on rohkem nagu tehnilist laadi ja ma kasutan küll sama andmeid, millele Maksuameti peadirektor toetus natuke ka rohkem andmeid, aga ma läheneksin sellele teemale natuke nagu spordi rahastamise kaudu. Võtaks selle slaidi, mis peaks kajastama raha hulka, mis liigub organiseerunud spordiliikumises, see tähendab spordiklubid, spordiliidud, ühendused, olümpiakomitee ja kus see raha siis tuleb spordiliikumisse. Ja see annab sellise 100 miljonilise euro pildi umbes kokku ja nagu te näete, kohalik omavalitsus on kõige suurem spordirahastaja. Järgmine slaid paluks. Kohaliku omavalitsuse rahastamine on teinud läbi päris vahvad hüpped. Kuni 2008. aastani on hüppe ülespoole, pärast seda on ta muutunud nagu kahanevasse trendi, kuigi küll väikse ehk kohendumisega nüüd viimastel aastatel. Aga mis näitab seda, et raha kohalikest omavalitsuste sporditegevusele, just see viimane rida, et siis toetused klubidele, spordikoolide ülalpidamine on kahanenud. Need on võrreldavad tegelikult 2005-2006 aasta taguse seisuga. Nüüd võtaks korra järgmise slaidi. Siis selleks, et luua korralikku organisatsiooni, toimivaid klubisid ja maksta ka treeneritele palka, siis tegelikult toetus avalikust sektorist on hästi oluline, et luua neid kindlustundeid. Et kui me nüüd seda eelmist tabelit tuletame meelde, siis me oleme tegelikult 2005-2006 aasta tasemel selles. Võtaks järgmise slaidi. Et vaataks ka spordialaliitude rahastamist ja juba 89. aastal, kui siis ümberkorralduste vaimus toimunud Eesti spordikongress otsustas, et sporti hakatakse korraldama spordiala keskselt, spordialaliitude keskselt, siis me oleme enam-vähem sarnase metoodika järgi nüüd kirjanud rahasummasi, mida on avaliku sektori keskvõimu poolt, see tähendab siis läbi ministeeriumite, läbi Hasartmängumaksu Nõukogu või Kultuurkapitali, ning samuti ka läbi EOK sihttoetuste on saanud spordialaliidud ja me näeme, et see viimase 3-4 aasta pilt on umbes sama, et jätame selle 2008, mis oli hea aasta kõrval. Et paluks järgmine. Ja üks meie spordi edukuse tingimus või eeldus on ka see, et meil on tugevad spordialaliidud, kes on hästi rahastatud ja rakendatud ka võimalikult parimate asjatundjatega. Nii et siin nüüd praegu nagu sellist erilist juurdekasvu nüüd nagu näha ei olnud viimastel aastatel. Võtame järgmine. Rohujuure tasandile. Ja see on nüüd päris oluline tabel minu arvates vähemalt, et siin on nüüd näha alates aastas 2000, kuidas on arenenud Eesti spordiklubide süsteem. Palju on klubisi kui tegutsevate üksustena juurde tulnud, palju on harrastajate arv kasvanud selles ja palju on noorte arv kasvanud selles. Et need üldreeglina lähevad need trendid üles, kuigi peab tunnistama, et harrastajate arv kipub nagu väga stabiliseeruma. Kuigi noored on juurde tulnud sportima enam. Nüüd klubide tulubaas on kasvanud päris märkimisväärselt. Et sellest 6 miljonist 56 miljoni 13 aastani on päris arvestatav. Kuid tasub ka vaadata, et millised on nüüd need kõige olulisemad juurde raha tulemise kohad ja 30-kordselt on kasvanud inimeste poolt makstavad maksud spordiklubidele. On see siis liikmemaksud, on need õppemaksud, harrastustasud selleks, et kas inimesed ise või nende lapsed saaksid sportida. Ja nüüd juba etteruttavalt ma tahan öelda, et ega nüüd seda summat, selle summa edasisele kasvamisele loota oleks võib-olla natuke naiivne, et ta on päris palju kasvanud ja ma ei taha öelda, et lagi käes on, aga ta on ikka päris arvestatav summa.
Kohalik omavalitsus on, nagu te näete, stabiliseerunud viimase 4-5 aasta jooksul ja seal ei ole. Võtaks nüüd järgmise. Et siin on nüüd see kokku võetud see jutt, mida ma rääkisin ja selleks, kui me tahame nüüd saada mingit muudatust, siis me ei saa loota rahalise kasvu peale ainult inimeste oma kodueelarvest, vaid me peaksime tõstatama ka selle avaliku sektori ees, mida ka tänane koosolek olulisel määral teenib. Võtame järgmise. Nüüd tahaks minna treenerite juurde. Et Marek Helm, ma tänan nende heade sõnade eest, see on tõesti oluline, et me suudaksime luua sellise usaldusliku õhkkonna treeneri kutse ümber, me väärtustaksime treeneri kutset ja et kõik saaksid aru, et kui inimene töötab treenerina, see tähendab, et ta teeb tööd, saab töö eest tasu ja see tasu on võimalikult vääriline, kuidas meil võimalused on. Nüüd meil on hästi palju andmeid treenerite kohta. Spordiregister sisaldab ligi 4000 treenerit, 2012. aasta aruanne, siis mitte siis tähendab tegevusaruanne, mida me korjame klubidelt, ütleb 4248 treeneri olemasolu, kuid neist on nüüd põhikohaga ainult 464 ja osalise koormusega, siis töövõtu või käsunduslepinguga 678. 3106 treenerit ei ole tasustatavad. Me võime nagu oletada, et nad on tõsimeelsed vabatahtlikud, aga nüüd reaalsuse tunnetamine paneb meid arvama, et tegelikult see nii ei ole, et nad on siis paljud neist on stipendiaadid, nagu millest me täna rääkisime. Nüüd rehkendasime teistpidi. Me teame, et kõik need klubid, kes on aruanded esitanud 12. aasta kohta, on kulutanud tööjõukuludeks 5,678 miljonit eurot. Kui nüüd viia see nende lepinguliste treenerite peale, siis me saame, et ühes kuus on see 414 eurot siis per inimene, ehk siis tegelikult 309 brutopalga eurot on kuus tasu, mis ei ole just päris kõrge tasu, tuleb tunnistada. Võtame järgmise. Nüüd on sissejuhatus selle samale aruandele, mida ka Marek Helm näitas ja ma natuke teistpidi seda improviseerin. Ja paluks järgmine. Et esimene lõige nüüd 37% treeneritest nüüd see suurest arvust on saanud siis palka spordiklubide kaudu. Ja nüüd on siis toodud nende palkade vahemikud ja te näete, et 41% nendest tasustatavatest treeneritest on saanud palka 1-300 eurot kuus. Nüüd 45% on saanud 300-800 ja ainult 15% on saanud siis palka, mis on üle 800 euro kuus. Siis ilmselt hea tahtemärgina on ka 0,5% treeneritest deklareerinud või nende eest on deklareeritud siis stipendiume spordiklubidest. Tegelikult stipendiaatide arv on tõenäoliselt suurem, aga 0,5 on deklareerinud. Ja nüüd samad andmed, mida ka Maksuamet näitas, et hästi oluline oli teada saada, et kas siis tõesti hästi palju treenereid on ilma sotsiaalse kaitseta ja vastus siis on see, et kõikide spordiklubides tegutsevatest treeneritest 75% teeb ka kuskil mujal tööd. Nii nendes, kes on spordiklubis, kes nii-öelda vabatahtlikud või need, kes saavad spordiklubis palka, need on ka õpetajad, mis iganes muud elukutsed, need 75 on kaetud. Nüüd päris iseloomulik näitaja on see, et selle suurest arvust ainult 13% saab töötasu ja kuskilt mujalt ei saa, need on ainult pühendunud siis sporditegevusele. Ja see kõige hullem näitaja see viimane, et 401 treenerit ei oma üldse mitte mingit sotsiaalset kaitset, et see on see kõige hullem murekoht. Et paluks järgmine. Et kui need pildid olid selged, siis me võtsime järgmise analüüsi ette. Et me tahtsime teada, kui suure koormusega need treenerid tegutsevad, kes tegutsevad siis laste ja noortega ja kellel on 5, 6, 7 või kõrgem treeneri kutse vastavalt siis kutseseadusele. Ja me saime sellise pildi. Tuleb järgmine pilt. Et kui te nüüd vaatate, et töökohti on rohkem kui inimesi, siis see tähendab seda, et üks treener võib töötada ka 2 klubis või 2 spordialal, nii et see ei ole tegelikult viga praegu. Neid treenerid, kes tegutsevad noortega vastavalt nendele määratletud tingimustele, on 1178 töökohta. Nüüd vähemalt 12 tundi nädalas, akadeemilist tundi nädalas on neid töökohti 699,
keerame veel kruvid pingumale, need, kes töötavad 24 tundi nädalas, vähemalt on 309 ja küsisime ka, kes siis on sellised nagu pooleteist kohaga või suure koormusega töötajad, neid on 97. Nii et see annab meile nagu pildi ja siis sellest, kui suure koormusega need laste ja noorte treenerid sellel tasemel töötavad. Ja paluks järgmine. Et nüüd, kui nüüd mingisugust kompenseerivat mehhanismi ei rakendataks, siis tõenäoliselt tuleb ilmselt tunnistada piinlikkusega, et väga paljud treenerid lõpetavad tegutsemise, kuna neile ei ole võimalik maksta nõutud töötasu. Ja mis selle tõttu olemata jääb, on see laste ja noorte spordiharrastus, mis me nägime, et on suhteliselt heas kasvutrendis, see peatub, langeb, kas ta lõpuni kahaneb, ma ei usu, aga igatahes ta oluliselt kahaneb. Tõenäoliselt jäävad päris paljud spordivõistlused korraldamata, kuna ei ole neid treenerid, kes need sinna viivad, askeldavad lastega. Ja tulemus ongi see, mida me ei taha, oleks siis laste ja noorte spordiharrastuse oluline vähenemine. Kui lapsevanemad seda kinni ei maksa, aga nagu me näitasin varasemate slaididest, et eks see piir on päris juba ees. Et järelikult vastus on üks, et olla nõudlik ja samas ehitada üles kompensatsioonimehhanismid, luua sihtfinantseerimise süsteem, kuidas aidata klubidel olla korralik, et me saaksime selle eesmärgi, et lapsed ja noored spordiksid. Ja paluks järgmine. Ja nüüd see võimalik ettepanek oleks siis selline, et lähtudes koalitsioonilepingus, kus peeti tähtsaks noorte saavutusspordi nimel tegutsevate 5., 6., 7. ja kõrgema taseme treenerite toetamist 50-50 põhimõttel. See 50% tähendaks seda, et kas kohaliku omavalitsuse rahadest, lapsevanemate rahadest, majandustegevuse rahadest on see 1,50 olemas ja nüüd tuuakse teine 50% juurde, et saaks korralikult maksta palka, et klubid ei peaks vingerdama. Mis võtta aluseks? No me ei saa päris haridustöötajat aluseks võtta, sest päris õpetajatega võrdsustamine on keeruline, sest et kõik treenerid ei ole kõrgema haridusega, meil on umbes 1000 kõrgema haridusega treenerit erialase, aga mitte 4000. Et kultuuritöötaja palk 700 € brutotasu kuus. Paluks järgmine. Ja siin on nüüd see arvutuslik mudel, et millest tuleb see 3,51 miljonit eurot, millest oli jutt, et kui me hakkame siis nendest enam koormusega töötavatest treeneritest pihta, siis rehkendus ütles, et neid on, kes töötavad 24 tundi nädalas 309, need, kes töötavad vähemalt 12 tundi, on 390 ja siis 6 tundi nädalas 479. Need arvud ilmselt muutuvad iga päev, aga suurusjärk on õige. Ja viies siis läbi sellise rehkenduse, et 24 tundi nädalas oleks täiskoormus, 12 tundi pool koormust ja 6 tundi 0,25 koormus korrutades siis kuude maksukoormusega läbi, siis tuleb see 3,5 miljoniline summa ja olgu öeldud, et sellest on tulumaksu 550 000 ja sotsiaalmaksu või neid makseid 890 000. Nii, ja vaatame, kas on, ja veel üks, et igati tervitatav stipendiumi sõnastamine, tema defineerimine, et ei oleks mingit väärtõlgendamist, tasuks kaaluda, kuigi see ei ole nüüd olümpiakomitee kätes, et stipendiumi maksuvaba piirmäära kehtestamine, see võiks olla üks reguleeriv lahendus. See, et tulumaksuvabasi stipendiumi deklareeritakse, seda me kuulsime, see on absoluutselt õige, see võimaldab jälgida seda protsessi. Ja see, et vastava korra rikkujad kustutatakse tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute sihtasutuste nimekirjast, tundub samuti mõistlik, et siis selle kustutamisega kaob üldse võimalus tulumaksuvabade stippide maksmiseks. Et mul on selline tunne, et ma olen ammendanud selle teema, aitäh. Jaa, suur tänu. Teeksin niiviisi, et pärast siis läbirääkimiste voorus Rahandusministeeriumi Maksu- ja Tolliamet saab kommenteerida olümpiakomitee ettepanekuid. Aga praegu lähme edasi spordi suurrahastajate juurde. Eesti Maaomavalitsuste Liidu aseesimees Vello Jõgisoo, palun. Aitäh. Omavalitsustel on seda
rahastamise süsteemi mitmesuguseid. Väga mitmed omavalitsused ei läinud kaasa sellega, et kaotada ära spordikoolid ja luua spordiklubid. Nendel, kes sellega kaasa ei läinud ja kellel on täna spordikoolid, on treenerid ka rahastatud ja tagatud sotsiaalse garantiiga valla eelarvest ja mida siis samuti toetavad ka lapsevanemad, kelle lapsed nendes koolides käivad. Kindlasti on neid omavalitsusi, kes rahastavad noorte sporti läbi klubide. Siin muidugi omavalitsused väga täpselt ei oska öelda, kuidas on seal selle maksude maksmisega. Loomulikult need klubid esitavad aruanded ja sealt üht-teist on näha, aga milline osa on sealt ausalt kõiki maksemaksjaid, täna me ei julge öelda. Ja selline süsteem siis, nii klubid, nii spordikoolid on siis loonud sellise olukorra, et me näeme, et treenerid, kes on ükskõik siis spordikoolis või spordiklubis, peaksid saama kindlat töötasu, neil peaksid olema sotsiaalsed garantiid ja see, kui nüüd edasi rääkida selle Eesti Olümpiakomitee ettepaneku kohta 50+50, siis see peaks tegelikult ikkagi olema kõigile, nii spordiklubidele kui spordikoolidele, sest näiteks omavalitsus, kus on nii spordikool kui spordiklubid, siis see tõstab, kui me rahastame ainult spordiklubide treenereid 50-50 ja spordikooli omi mitte, siis see tõstab omavalitsuste kulusi ja kindlasti ei ole see kõigile omavalitsustele nagu jõudumööda. Nii et toetame igati treenerite tasustamist korraliku töötasuga ja seda nii spordikooli kui spordiklubide osas. Ja vaatamata sellele, et 2008. aastast ei ole kohalikel omavalitsusel kohustust sporti ja kultuuri toetada, siis oleme me ikkagi kõige suuremad toetajad. Aitäh! Annan korraks repliigiks sõna asekantslerile. Ma vastan sellele vahepealsele teie küsimusele, et kas spordikoolid ja klubid, et ainult klubidele, ei see on mõeldud kõigile. See ei ole selle erisusega, et klubides olevad treenerid saavad ja koolides olevad, siis nagu on niigi lepinguga palga peal, et see on kõigile mõeldud. Jah, see selgitus oli vajalik. Nõndaks, Anne Läns, Linnade Liidu nõunik. Palun. Aitäh! Suur aitäh, et niivõrd tõsine ja oluline teema on arutluse alla võetud ja Linnade Liidu poolt oleme palunud Harku spetsialisti rääkima sellest, mis siis tegelikult seal koha peal ja päriselus toimub. Et annan sõna üle Karin Popsile. Tere! Väga palju selliseid olusaid momente puudutas juba härra Tõnise. Aga ma tooks siin kohal ühe väikse näite, kui me rääkisime treenerite brutopalgast, mis on 720 eurot. Selleks, et treener saaks kätte selle palga, peab tema rühma suurus olema 50-60 last. Kuna nii tugevalt on seotud klubide rahastamine niinimetatud pearahast, et see on nagu kõige suurem probleem. Ja teine asi on see, et ei ole läbi jooksnud see teema, et väga paljud klubid on koolid. Ja kui nüüd, mitte see, et ma oleks stipendiumite poolt, aga kui me nüüd maksustame kõik treenerid, see umbes 30% tõstab siis õppemaksu lapsevanema jaoks, mis tähendab seda, et tulumaksuna tuleb meil see uuesti nagu tagasi maksta kõigile nendele lapsevanematele, kelle lapsed käivad spordiklubis, spordikoolis, mida me ise oleme soodustanud selleks, et lapsevanemad saaksid tulumaksu tagasi.
Ja siinkohal ka, kuna spordiklubid on ka erakoolid, siis kas ei ole mitte nii, et paragrahv 12 erakooli seaduses punkt 6 on õigus spordiklubidel tõsta aastas üldse ainult 10% maksu. Kui nüüd järsku kaotatakse stipendiumid ja sellised maksud, siis see tähendab spordiklubi lapsevanema 30% tõusu. Et see on jäisid välja sellest jutust. Ja kui hetkel on olukord, kus lapsevanema maks on umbes 60% treeningprotsessist, siis pigem ei ole treener enam treener, vaid ta on teenindaja. Sest lapsevanemal on õigus öelda, millal ta saadab oma lapse trenni, kui palju ta soovib lapsele koormust, millist varustust ta ostab ja kõiki muid treeniga seotuvad küsimused. Aitäh! Suur tänu! Nii, ma pakun nüüd sõna meie Riigikogu spordi- ja liikumisharrastuse toetusrühma esimehele Eesti Koolispordiliidu presidendile Lauri Luigele, kelle initsiatiivil tõepoolest tänane kokkusaamine toimub ning sinu ülesastumisega avan ka juba siis küsimuste ja kõnevooru. Palun, Lauri. Aitäh! Mul on väga hea meel, et üle pikkade aastate minu kogemuse järgi polegi sel perioodil, kui ma Riigikogus olen töötanud alates 2007. aastast nii laia ringi spordi teemal koos istunud, et kiiduväärt, et kõik leidsid aega tulla ja mu arvates juba see on oluline samm stipendiumite süsteemi korrastamisel ja signaalina väljaandmisel avalikkusele ka, et osapooled tulid kokku ja tõepoolest näitavad üles tahet, et me tahame selle teemaga edasi minna. Kui võtta ühte lausesse kokku meie tänase kogunemise eesmärk, siis see võikski olla see, et me üritame korrastada stipendiumisüsteemi sedasi, et kõik siia puutuvad osapooled selles üleminekuprotsessis võimalikult vähe kannataksid. Et see võiks olla meie siht. Loomulikult tuleb stipendiumite süsteem korrastada, tuleb tagada nendele inimestele, kel täna veel ei ole, siis statistikana läbi käinud ka numbrid, sotsiaalsed garantiid. Minu arvates on eriti kummaline, kui ei ole tippsportlaste sotsiaalseid garantiisid inimestel, kes igapäevaselt tegelikult oma tervisega riskivad. Ja oluline mu meelest on välja öelda ka see, et tõepoolest me ei tohi tolereerida seda, et töötasu või palka makstakse nii, et selle pealt jäetakse maksmata riigimaksud, ehk et siis palk olgu ikkagi palk, aga meie ülesanne on see üleminek siis võimalikult sujuvalt omalt poolt koostöös teiste osapooltega ära teha. Nagu siin öeldud, riigi poolt vaadates ja seadusandja poolt vaadates tähtis on defineerida stipendiumi mõiste ja ma usun, et me võiksime panna endale ühise sihi, et järgmise aasta algusest me saame ka seadusandlikul poolel need asjad üheselt mõistetavalt defineeritud, nagu me oleme plaaninud ka järgmise aasta riigieelarvesse kavandada, siis mida rahandusminister Jürgen Ligi mainis, 3,5 miljonit eurot stipendiumitelt töölepingutele ülemineku kompenseerimiseks. Et kui me võtamegi selle ühise sihi, et see oleks tuleva aasta 1. jaanuarist, siis seda me võiksime ka muudes toimingutes silmes hoida. Puudutab see siis, nagu mainitud, et alustades noorte treenerite 5. kuni 7. kategooriast, küll aga siin on veel küsimusi, mis puudutavad näiteks kohtunike tasustamist. Mina isiklikult, mõtlen, see on minu isiklik arvamus, aga ma ei kujuta ette, kuidas sadu, isegi tuhandeid kohtunikke, kes meil igal nädalavahetusel on palliplatsidel või kus iganes spordivõistlustel, kuidas neid hakata tasustama või kuidas nendega hakata tegema töölepinguid, et see bürokraatia, mis sellega kaasneb ja kõik see kogu protsess ja ka rahaline koormus saab olema väga suur, nii et ma arvan, kohtunike teema võiks olla, täna võib-olla läheb natuke laiaks, aga eraldi mingil hetkel laua peal ja seda teemat võiks täitsa eraldi seisvana käsitleda ja loomulikult tulevikus siis ka profisportlased. Ja lõpetuseks veel, et kohalike omavalitsuste poolt vaadates vaatasime neid numbreid, mida presenteeris Toomas Tõnise ka, et kuidas kohalike omavalitsuste panus sporti on muutunud peale seda 2009. aasta otsust, mil me võtsime nende kohustuse sporti toetada seadusest välja.
tõepoolest viimastel aastatel on see trend natukene paranenud ja mul on selle üle hea meel, küll aga võib-olla perspektiivis tuleviku aruteludes oleks meil praktiline mõelda selle peale, et ehk peaks selle nõude seadustasandil taastama, mis tähendab ka seda, et tuleb üle vaadata kohalikele omavalitsustele minev tulumaksuprotsent, aga see on juba jällegi eraldi arutelu teema, mida ma väga põhjalikult ei tahaks siin hakata avama. Ja loomulikult lisaks riigile ma näen, on oluline vaatamata sellele, et ka lapsevanemate panus siin statistikast välja tulnuna 30 korda on tõusnud, eks viimase 13 aastaga. Ka lapsevanemad kindlasti peavad tulevikus oma panuse säilitama, spordiklubid peavad pingutama, riik pingutama, kohalikud omavalitsused peavad pingutama ja ma arvan, et ka erasponsoritega tuleb jätkuvalt teha tõsist tööd, et eraraha ka rohkem sporti kaasata, nii et see on suur kompleksne probleem, kaasates kõiki osapooli, ma usun, me saame selle lahendatud ja järgmine aasta võiks olla siis see siht, et selleks ajaks saab riigi poolt kui ka klubide poolt see süsteem korrastatud. Aitäh! Aitäh, Lauri, selle optimistliku sõnavõtu eest, aga nüüd on siin tõepoolest kõlanud rida ettepanekuid ning me kuulsime, et üht-teist on ka töös juba näiteks siis järgmise aasta riigieelarvesse 3,5 miljoni euro kavandamine, aga ma palun nüüd, et Rahandusministeeriumi poole pealt ja ma ei tea, just omavahel jagate, kas ministeerium või siis Maksu- ja Tolliamet kommenteerib siin olümpiakomitee poolt sõnastatud ettepanekuid ja siis ka Kultuuriministeeriumi poole pealt, et kas on juba selliseid sõnastusi ning muid ettepanekuid õigusaktide osas väljatöötamisel. Ja siis annan järjekorra kolleegide Riigikogu liikmetele. Nii, palun, rahandus. Seni, kuni mõtlete, Kultuuriministeerium on valmis, palun. Ma võib-olla loeks ette selle stipendiumi kavandatava definitsiooni, mis siis on tegelikult läbi räägitud mitmeid kordi nii Eesti Olümpiakomitee, Eesti Kultuurkapitali, Kultuuriministeeriumi ja Rahandusministeeriumi vahel. Ja stipendium siis tulumaksuseaduse tähenduses on teadmiste või oskuste omandamiseks, võimete arendamiseks ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks makstav tulevikku suunatud toetus. See on see, milles on erinevad osapooled jõudnud üksmeelele ja mis siis tulumaksuseaduse muudatuse eelnõus ühel hetkel peaks jõudma Riigikokku. Aitäh! See siis läheb rahanduskomisjoni, nii et rahanduskomisjon saab tulumaksuseaduse eelnõu põhjalikult arutada. Aga palun, Ivar Sik. Aitäh, ma võib-olla siis, kuna me arvasime seda, et teilt meie ministri sõnavõtt oli väga niiviisi otsekohene ja kõik ütlev, et siis meie ikkagi, ütleme, selline keskpikk teema on see, et kuidas me selle 3,5 miljoni eelarvestamisega hakkama saame, et see on ka valitsuse poole pealt kokku lepitud ja sellega me tegeleme, et aprilli lõpuks, kui eelarvestrateegia saab vastu võetud, siis peaks ka olema selge, et kuidas see skeem tegelikult siis selle lisarahaga peaks välja nägema. Ja mitte ainult 9 aastaks, aga see on ju tegelikult pikaajaline kohustuse võtmine. Et nüüd teine pool, et kõik need muud ettepanekud, eriti mis puudutavad rahastamist, et siin ikkagi tahaks korrata võib-olla seda mõtet, et eriti kui siin ka oli paralleel tõmmatud haridustöötajatega, et ma kujutan ette, et ei kohaliku omavalitsuse ega ka riik ei pea mingit kiusu, et ei taha raha anda. Pigem on ju see, et rahastamisel või lisarahal on teatud hind. Ja nii nagu ka siin Lauri Luik mainis, et võib-olla edasised sammud tähendavad ka muudatusi võib-olla ka, eks ole, maksubaasi tasemel, mida ei ole arutatud, aga võib-olla tulevikus, kui selle teema juurde jõutakse, siis ka arutatakse. Aga lihtsalt ma tahan öelda seda, et nii nagu haridussektoris, kuidas õpetajate palkade kasvuks on seda tööd tehtud, on ikkagi see, et jah, kolmandik on olnud lisaraha, aga kolmandik on tulnud ka rahastamismudeli ülevaatamisel.
ja teine kolmandik on tõesti vaadatud, kuna seal on hästi suur ka infrastruktuur, et siis ka selle arvelt, eks ole, otsitakse neid võimalusi ka süsteemi sees, kuidas siis õpetajate palka oleks võimalik tõsta, et sama tegelikult on kultuurisektoris. Et kui me räägime, et treeneritele või mingitele sihtgruppidele on vaja lisaraha, siis ma arvan, et ainult nii-öelda lisaraha riigieelarvest juurde panemisega, et sellega me tegelikult väga kaugele ei jõua. See peab tulema mingi asja arvelt. Ja siin ma arvan, et kui me vaatame tänaseid neid rahastamisskeeme, kuidas ka treenereid rahastatakse, olgu see siis kultuurkapital või olgu see EOK või ka riigieelarvest, et siis ma arvan, et siin on kohti, kus tasuks arutada ja otsida neid võimalusi ka süsteemi seest, kuidas treeneritele rohkem oleks võimalik palka maksta. Võib-olla see oleks minu poole pealt. Ma ei tea, kas maksupoliitiliselt siis Lemmi Oro võib-olla annab paar märksõna juurde. Aitäh! Lugupeetud koosolekul viibijad, et me oleme nüüd jõudnud ikka rahani välja, kuigi tegelikult on tulumaksuseaduses ainult üks pisike paragrahv 11, mis räägib siis avalikes huvides ja heategevuslikest äriühingutest, mittetulundusühingutest ja sihtasutustest. Ja see on juba siis kolmanda sektori rahastamise mudelist tulnud üks selline strateegiline ülesanne, et me oleme seda ülesannet nüüd pikalt siis nagu menetlenud. Ma tahaks selle STIP-i juurde täienduseks öelda niimoodi, et ega me siis ju tulumaksuseaduse tarvis pole kuud ja päikest eraldi defineerinud maksuseaduses, aga me teame kõik, mis see on. Et nii me teame ka kõik, mis asi on stipendium tavatähenduses, ehk see on ikkagi eelkõige õpitoetuse. Ja ma ei tahaks sellega nõustuda, et nüüd, kui me kirjutame selle sätte, et siis kõik hakkavad ühtemoodi aru saama, et probleem on tekkinud sellest, et ei ole tulumaksuseaduses stipendiumi definitsiooni tulumaksuseaduse tähenduses. Ehk ikkagi on olemas samals kõrval töölepingu seadus ja me hindame neid tingimusi, kas need vastavad töölepingulisele suhtele või võlaõiguslikule suhtele ja meil on õigusruum tegelikult olemas ka praegu. Aga kui üldsus nõuab, siis oleme niimoodi, nagu Kultuuriministeeriumi kantsler praegu just ütles, et eks viimane sõna on siis Riigikogul. Ja mõned sellised tehnilised meetmed, mis võiks siis nagu kaasa aidata maksupettuste vähenemiseks, on siis see, et sellesse samasse eelnõusse oleme siis praegu sätestanud, et need stipendiumi saajad avalikustatakse siis Maksuameti kodulehel nii nimeliselt kui ka summad, ehk siis tegemist on siis nagu avalikus huvides toimuva asjaga ja avalikkus võiks siis teada saada, kui suuri summasid on stipendiumitena inimesed saanud. Et kui üldine põhimõte on see, et maksuinformatsioon on salajane, siis antud juhul ei ole tegemist maksustatava tuluga ja see ei ole salajane. Et see on siis üks asi. Siin kõlas ka läbi, et on ettepanek kaaluda, kas sätestada siis stipendiumi maksimumsumma, et ma tahaks üle kommenteerida, et see ei tähenda seda, et meil on tegemist töösuhtega ja esimesed X summa me maksame siis stipendiumina ja ülejäänud hakkab olema siis töösuhtest tulenev palk. See tähendab ikka seda, et sisuliselt on tegemist stipendiumiga, aga et siis see stipendiumi summa võiks mingisugune alagi olla. Me ei ole lõplikult nagu otsustanud, et me oleme sellest siin nagu eelnõu menetlemise käigus rääkinud. Ja ega ma vist praegu ei tahakski muud lisada, et see üksus, millest me räägime, on siis mittetulundusühing, kes tegeleb avalikus huvides ja on heategevuslik ja nendel ühingutel on õigus saada siis maksusoodustustega annetusi, ehk kui äriühing või füüsiline isik teeb annetusi, siis on see tulumaksuvaba ja teistpidi siis see ühing ise võib maksta välja siis stipendiumi, nagu siin siis ka Marek Helm esitles, et ühed stipendiumid, mis on välja makstud siis maksuvabalt, need on need siis, kes on tunnustatud avalikes huvides tegutsevateks ja nendel puhul ei tule mitte mingid makse maksta ja teised on siis need mittetulundusühingud, kes maksavad stipendiumi siis, aga nende puhul oleks pidanud siis ka tulumaksu maksma, kui töösuhet ei ole, aga aitäh. Marek Helm, kas sa ei soovi praegu? Nii, lugupeetud kolleegid, mul on registreeritud sõnavõttudeks Liisa-Ly Pakosta, Mailis Reps, Remo Alsmer. Palun, Liisa-Ly. Aitäh.
Mul on laiem küsimus tegelikult, et see on väga positiivne, et me seda teemat korrastame ja ma tahaks omalt poolt kõiki kolleege, eriti Laurit tänada selle eest, et see siin laual on ja loodetavasti mõistuspärased lahendused leiab. Aga nagu me teame, lauseühend bürokraatlik korrastamine on juba väike tiksuv pomm iseenesest. Ja ma paluksin, et me täpsustaksime mõned mõisted. Me ei ole täna rääkinud üldse näiteks sellest sporditegevusest, mis on üle Eesti levinud ja kus õpetajad või ka vabatahtlikud lapsevanemad treenivad lastega ilma selle eest tasu saamata lihtsalt vabal ajal. Näiteks 1920. aastal asutatud jalgpalliklubi Kalamaja algajad tegutses just sellisel moel kuni üle-eelmise aastani, nii et treener töötasu ei saanud. Lapsed hüve said. Ja kui ma nüüd panen kõrvale ringleva uue lastekaitseseaduse, kus on näiteks kirjas, et lapsevanem ei tohi jätta oma last ilma järelevalveta, et kas meil mingil hetkel ei teki sellist olukorda, kus kodus õunapuu otsas ronimist harjutav laps, kellele osutab järelevalveteenust näiteks tema vanaema, et siis tekib olukord, et tegemist on siis registreerimata töösuhtega. Et kuhu asetuvad kogu selles arutelus siis need liikumisharrastuse toetused, kus tegelikult töösuhet ei ole ja raha liigub ainult nii palju, kui et näiteks lapsevanemad panustavad treeneri bensiinikulude katmiseks selleks, et lapsed saaksid trenni sõita ja muu selline, mida me tegelikult igapäevases Eesti elus näeme, mis on väga tänuväärne ja kogu aeg nagu toimub, et kuhu see tegevus asetub meie arutelus, et ega me üle ei pinguta kuskilt otsast, aitäh. Nii, ma saan aru, et Toomas Tõnise võib vastata, aitäh. Jah, aitäh. Kui me lugesime, palju meil treenereid on ja palju neid on rakendatud, siis seal oli 3101 treenerit, ma nimetasin nii-öelda vabatahtlike treeneritena. Meie jaoks on treener see inimene, kes omab treeneri kutsekvalifikatsiooni, et mitte igaüks ei tuleks üldse, hops, ma olen treener, andke mulle raha ja lapsed ja läheb lahti. Et nüüd me lähtume sellest, et see treeningtegevus, mida viib läbi treener, sõltumata sellest, kas ta on tasustatav või on ta vabatahtlik, me saame spordiorganisatsiooni ülesehituse tõttu seda järgida ainult organisatsioonis. Spordiklubi, spordiselts, spordikool, kui keegi korrusmaja elanik võtab naaberkorterite lapsed ja läheb nendega metsa jooksma, siis see on selline tegevus, mida me ei saa oma spordiorganisatsiooni raamidesse panna. Aga küll me teame seda, ma arvan, et mida lähemal ühele klubile, seda rohkem teatakse, kui palju on neid tõsiseid, reaalseid vabatahtlikke. Ja ma olen teiega absoluutselt nõus, et meie tegelikult edu peitubki selles, et neid oleks võimalikult palju, neid tuleks motiveerida, kiita. Aga praegune olukord on see, et kui me ütleme 3101, siis me ei tea, palju seal on nii-öelda stipendiaate ja palju seal on vabatahtlikke, kui me vaatame siit kaugelt, siit laua tagant. Nii et absoluutselt aga nõus, seda tuleb kiita, toetada, innustada. Siin on hästi suur ressurss, mida kasutada. Ja ma arvan, et kui nüüd tekib olukord, kus väga paljud treenerid saavad kindlust tunda oma töötasu kaudu, siis see toob juurde aina rohkem inimesi, kes tahavad olla treenerid, algus vabatahtlikud, pärast kas siis palgalised või toetatavad, nii et ma arvan, see on suund, millega tegutsed. Suur tänu. Kolleeg Mailis Reps, palun. Aitäh. Et kõigepealt täna siin on kõlanud juba see definitsiooni pool, ja seda on lausa siia ette loetud, et ma teen ettepaneku, et sinna definitsiooni juurde kindlasti tuua erandina sisse või lisana sisse ka kohtunikud, sest nii nagu siin on kõlanud Lauri tõi seal välja ja veel mõned sellised lisamärkused, et täna me kindlasti sellise vanniveega või isegi pesukausiga viskame kohtunikud välja. Põhimõtteliselt, kui me stipendiumit neile ära keelame, seda hakkame väga kitsalt defineerima selliselt, nagu me võib-olla peaksimegi, nii nagu Maksu- ja Tolliamet ütles, et seda tegelikult peakski kogu aeg nii defineerima, siis tegelikult lükkame nad lihtsalt ümbriku palkadeks. Et siis lihtsalt võib-olla seda ei tee klubi, ega seda teeb mõni lapsevanem, kes vabatahtlikult staadioni ääre peal siis selle rahakoti sinna ära libistab. Et tõenäoliselt see ei tohiks olla meie tänase arutelu eesmärk. Teine punkt on riiklik tugi
kindlasti see kõlanud 3,5 miljonit ei ole see ainupäästev, sest see on hetkel üks summa, mida me oleme rääkinud, mis on nõndanimetatud auk. Aga reaalselt siiski jääb lootus selle peale, et see kunagi lubatud 2000 krooni mingisuguses moes läbi ametliku riikliku eelarve hakkab jõudma ka pideva toena siis huvikoolidesse ja kindlasti suur osa sellest tuleb sporti. Kolmas, mis on ka kõlanud, minul on ettepanek tänasest arutelust ühe ettepanekuna sisse panna, kindlasti tuua tagasi kohalikule omavalitsusele kohustus, aga ka tulubaas selleks, et spordiga uuesti tegeleda, sest viisakalt öeldes on natuke kummastav küll, et üleüldse me kunagi sellise otsuseni jõudsime ja me ei ole seda taastanud. Et täna tegelikult sporditegevuse eest ei vastutagi keegi peale lapsevanema. No välja arvatud need suured ilusad eesmärgid. Ja kolmas on isiklik rahakott. Ma usun, et üks asi, mida me võiksime arvestadeks üle Eesti, on olukorrad üsna erinevad. Aga ma usun, et lapsevanemad, kes on laiemas ringis, on ka nõus, et täna tegelikult see piir on juba käes. Et kui sul ikkagi 1 või 2 või 3, 4, mida iganes last käivad spordiklubis, siis erinevalt munitsipaal- või riiklikest süsteemidest erakoolid üldjuhul enam ei tee väga palju soodustusi mitme lapse pealt. Ja ikkagi see valu, millega pannakse lapsevanemad valima, kas see õde või vend, kumb siis käib, kummal läheb paremini, see on igapäevane peremudel, nii et selline 50 kuni 100 eurot lapse kohta on juba täiesti tavaline. Ja sinna nüüd 30% otsa panna on selge, et üks asi, mida me võiksime siit nagu realistlikult kaasa võtta, lapsevanemad ei ole suutelised selle 30% vahet kinni maksma. Lihtsalt ei ole võimelised. Sellisel juhul kas vähendatakse laste nädala koormust, üks lahendus hakkab 3 korralt 2 peale, 2 korralt 1 korra peale, või need lapsed lihtsalt lahkuvad klubidest. Näiteks tenniseväljakult eelmisel nädalal küsisin järgi, rahalisel põhjusel on osadelt klubidelt juba 20-30% lapsi peatanud. Nad ei ole klubist lahkunud, nad on peatanud seoses sellega, et summad on väga suured. Ja loomulikult on tennis ka kallis. Aga see on ainult, ütleme, selle jääme tipp. Aitäh. Aitäh. Repliigiks, kantsler. Kohtunike osas ütleksin lihtsalt, et valitsuskabineti otsus, kus tehti otsus siis selleks, et see 3,5 miljonit eurot leida noorte treeneritele, tehti veel teine otsus, et ilmselt oktoobriks peab Rahandusministeerium ja Kultuuriministeerium ühiselt kokku leppima selles ettepanekus, mis siis kohtunikest saab, et seda kohtunike muret lahendada 2016-2019 riigieelarve strateegia käigus järgmise aasta alguses. Nii et hetkel me läheme riigieelarve strateegia arutelule selle 3,5 miljoniga, mis puudutab noorte treenereid, mis peaks siis meie nägemuses katma 50% selle treeneri töötasust ja järgmisel aastal kohtunike teemaga, nii et see on valitsuskabineti protokollis kirjalikult sõnastatud. Väga oluline lisandus. Palun kolleeg Remo Holsmer. Aitäh. Mul oleks 2 küsimust, et üks ilmselt Kultuuriministeeriumi kantslerile ja teine kas siis Rahandusministeeriumile või Kultuuriministeeriumile. Et seoses ka stipendiumi defineerimisega, et mul ei ole seda senist definitsiooni kuskil siin käepärast, aga kui ma loen seda teksti ka, et siin on ilmselt igal sõnal on kaal, mille sisu võib-olla kohe esmapilgul ei hoomagi, et mis see üks või teine ka sõnalõpp võib tähendada. Et palve oleks lihtsalt eluliselt siis näitlikustada neid valdkondi, mida siis uus stipendiumi definitsioon hakkab hõlmama ja teistpidi ka neid, mis siis jäävad välja. Et meil oleks nagu hästi üheselt ja lihtsalt, kui see on võimalik hetkel sellest aru saada. Ja teine, mis puudutab siis seda maksuvaba piirmäära, et ma sain Lemmi Oro jutust aru, et Rahandusministeerium seda miskit pidi arvutab ja analüüsib, et kas praegu julgeb juba midagi välja pakkuda selles osas või jääb see debatt kuhugi kevade poole või on see küsimus Kultuuriministeeriumile ka, et jagagi seda siis vastust, palun. Aitäh. Nii, suur tänu. 2 küsimust. Esimene siis on Kultuuriministeeriumile. Kes teist vastab? Stipendiumi
uues definitsioonis või siis selles definitsioonis on põhirõhk ikkagi sellele, et stipendiumit saab maksta enesearendamiseks. Tulevikku suunatud toetus, kõige lihtsamini öeldes, ja kõikides valdkondades. Siin ei ole see, et oleks sport või looming või absoluutselt kõik valdkondade üleselt, enesearendamiseks makstav toetus. Ma küsin kohe vahele, mis Marek Helm selle kohta ütleb, et me ka tegelikult arendame praeguseni ennast, et kas me võiks ka stipendiaadid olla? No mis ma ütlen, mu meelest ikkagi kui on tahe süsteemi korrastada ja ma saan aru, et tahe on erinevatel osapooltel ja selleks nähakse ette ka võimalusi riigieelarvest täiendavate rahastuste näol, siis ma arvan, et see süsteem on ületatav, et sellest definitsioonist saadakse paremini aru, kui viimasel 13 aastal on saadud, aitäh. Proua Orro. Nagu teada, seadusandja käes on kõik. Et kui seadusandja soovib, siis ta võib sinna mida iganes kirjutada. Valitsus teeb ainult ettepanekud ja ametnikud teevad valitsusele ettepanekud. Nii et, aga nii kui Kultuuriministeeriumi kantsler juba ütles, et me jääme tegelikult ju ikka tavatähenduse juurde. See on õpitoetus, ainult et püüame seda siis täpsemalt lahti kirjutada, et see ei ole mitte millegi eest makstav, et kui ma tellin mingisuguse kunstitöö ja maksan selle eest stipendiumi, siis see on võistleping, see ei ole stipendium. Et lihtsalt püütakse selle definitsiooniga suuremat selgust tuua, aga minu kogemus näitab, et inimesi on erinevad ja nende taustad on erinevad, et ma arvan, et ärme nii sinisilmsed ole, et kui me selle definitsiooni nüüd paika saame, siis meil rohkem probleeme ei ole. Kuna ta on pikk ja mitmed mõisted, siis ma luban teile veel probleeme, aitäh. Vabandust, täpsustav, et teine küsimus tegelikult oli mul selle piirmäära kohta, et mulle meenus, et Olümpiakomitee vististi pakkus selleks maksuvabaks piirmääraks välja kas 640 või 650 eurot. Et võib-olla küsiks arvamusi erinevalt osapooltelt, et kus see võiks üldse olla või millest üldse me lähtuda, kui üldse sellist piirmäära ja selgelt ka maksuerandit seadusandja oma arendava töö tulemusel hakkab seadma või kaaluma? Nende piirmääradega on alati rohkem probleeme, kui alguses tundub, et oleks selgus, sest siis kõik ütlevad, et neil on õigus maksta nii palju, et vaadake piirmäär on. Et siin on ka negatiivseid asju. Jah, Toomas käis välja 400. Meie arvasime, et 320 on küll, aga lõplikku selgust ei ole, nii et riskantne on neid numbrid siin öelda, et nad tikuvad siis hakkama oma elu elama, et ei ole mingisugust otsust tehtud selles osas, et kas üldse ja kui siis missugune 320 oli mõni aeg tagasi kuupalga alammäär, lihtsalt sealt see number. Aitäh. Kolleeg Eiki Nestor, palun. Ma muidugi vabandan, ma olen harjunud otse rääkima, te olete väga viisakad siin. Ma ka Laurile meenutaks, et võib-olla õige aeg oli neid asju arutada siis, kui spordiseadust arutati meil siin eelmises Riigikogus, aga siis me ei tahtnud sel teemal siin pikki vaidlusi pidada ja nüüd oleme niisuguse olukorras. Muuseas, kui stipendium ära tõlgendada, siis igasugune maksuvaba stipendium on ilmselt nii Lemmi Orole kui ka Eiki Nestorile pikaajalise rahanduskomisjoni liikmena täiesti arusaamatu asi. Ehk on kui sisus arusaamatu asi, et see on siis nagu legaalne maksuvaba palgamaksmine sportlastele või kellele iganes. Ja seetõttu mul on lihtne küsimus, et kuna me oleme siin Riigikogus, vaadake ja tunne on, et me Riigikogu liikmed saame ka stipendiumit, kui seda juttu kuulatasin, kõik areneme pidevalt. Siis küsiks otse, et milles siis asi on, sõnastame selle stipendiumi ära, anname eelnõu homme üle, võtame märtsikuus vastu. See oli nagu kiusuks mõeldud, et öelge siis ausalt välja, et kui küsimus on 3,5 miljonis, siis kogu see sõnade mäng ja paragrahvide sõnastamine on siis seniks, kuniks raha leitakse. Või mis siin pidurdab, et lööks selle korra enne majja. Ja samuti ma nagu südamest palun, et kuigi mina teen seda sporti tänapäeval, mis enam riiklikku toetust üldse ei saa, kuna ei ole olümpiaala, siis see, et kohtunikude küsimus nagu jääb mingit pidi kuidagi varjatud
tasustamise juurde on minu meelest lubamatu ausa spordi puhul, et seda ei saa nagu mitte kuidagi teha, et see oleks kõige suurem viga. Ja kas see asi on siis ainult rahas, siis tulebki nii öelda, kui 3,5 miljonit leitakse, on asi korras ja igasugused stipendiumide sõnastamise võime ära unustada, miks seda vaja on, kõik saavad niigi aru, et see on toetus sellele, kes õpib. Mitte sellele, kes viskab oda, lavastab näidendeid teatris, ükskõik kus. Jah, aitäh, et kui ma aru sain, et küsimus oli selles, et miks seda 3,5 miljonit planeerida järgmisse eelarvesse, kui seda võiks teha kohe. Ja no, ütlemegi ausalt välja, et raha ei ole praegu ja seetõttu järgmisest aastast, kui on raha olemas, mida me siin lollitame rahvast mingite stipendiumide sõnastamisega, millel ei ole mingit sisu. Ei, tähendab, ütleme selles suhtes, vähemalt meie oma sõnavõtus ei püüdnudki neid asju selliselt nagu siduda. Et rahalised otsused, eriti pikaajalised rahalised otsused, tehakse eelarvestrateegia käigus ja eelarvestrateegia menetlemine on kevadprotsess. Aprilli lõpuks planeeritakse järgmise 4 aasta nagu eelarverahad ja jooksval aastal, jah, seda raha eelarvest planeeritud ei ole ja seda ei ole praegu olemas. Et see on nagu see vastus. Miks kevadel on vaja seda teha, mitte definitsiooni või nende teemadel? Ma siis seletan veel, võib-olla ma ei olnud nii täpne, et sellepärast, et seaduse muutmine iseenesest, uskuge mind, ei ole midagi lihtsamat, kui seadust muuta. Eriti Riigikogu seisukohalt, et kui on erakondade toetus mingisugusel seaduse parandusel olemal, võetakse siin vastu 1,5 see ei ole ju probleem. Et tegelikult küsimus on ikkagi täna ju rahaseks. Et nii lihtne see muidugi ka ei ole, et ainult stipendiumi mõistega me vaevleme seal, sest tegelikult on terve see paragrahv 11, mis räägib siis avalikes huvides tegutsevatest mittetulundusühingutest ja kolmas sektor on pikaajaliste läbirääkimiste käigus soovinud, et oleks siis täpsustatud heategevuse mõistet, et see oleks veidi paindlikum, et me oleme sellega kunagi alustanud ja võib-olla siis heategevus, see taustana nähes supikööki oli see nagu tollele ajal ajakohane, aga nüüd on heategevuse mõiste natuke avaramaks läinud, kui meie soovid ja standardid on verdi teistsugused, et seal on ka siis muid täpsustusi ja et kui praegu selle hindamise teeb Vabariigi Valitsus, siis on plaanis anda see maksuhaldurile, kuna tegemist ei ole poliitilise otsusega, kes nimekirja kuulub või kes ei kuulu, vaid tegemist on maksusoodustusega ja seda tuleb hinnata maksuseaduste alusel, et seal on ka muid siis selliseid täpsustusi, aga eelnõu peaks siis, ma ei julge täpselt lubada, aga läheme kuu jooksul kindlasti esimesele kooskõlastusringile minema, et siis on täpselt näha, mis seal on. Aitäh! Nii, mul on siin nüüd regisseeritud kolleeg Tarmo Tamm, Jüri Ratas, Priit Sibul, Aivar Sõerd ja Kallik. Aitäh, Urmas. Palun, Tarmo. Ma arvan, et Maksu- ja Tolliametile küll siin midagi ette heita ei ole, et ma ei tea nüüd, kuna nad selle tähtaja nüüd paika panevad, ette suunava tähtaja, kas 2014, 15 või 16, sest ei ole teada, millal siis riigieelarves kokkuvõttes raha leitakse, sest tänasel päeval keegi väidab, et 3,5 miljonit järgmise aasta riigieelarves olemas, siis ma isegi ei tea, milline valitsus järgmise aasta, kes on siis rahandusminister, et kui Maksuamet seda usub, siis jõudu teile uskumiseks. Aga ma toon sellise võrdlus siia, et ma ei tahaks, et kannatavad need, kes on ausalt seni sporti toetavad. Näiteks ma võin tuua Põlva linna, kus on spordikool, 7 spordiala ja sellel aastal treenerite palk kasvas 10%. Et nüüd läbi selle loodetava riigipoolse rahastamistoetusega spordikoolid ei saaks kannatatud, sest ma küsin, et mille pärast nad peaks saama siis kannatatud. Ja pigem me peaks suunama pilgu sinna poole, et kuidas leida spordi täiendavat raha juurde. Me teame, et need on poliitilised otsused, palju siis kaitsekulutustest, läbi kaitsekulutustest sporti toetatakse, nagu enamus Euroopa riike toetab ja väga tugevalt toetab. Ja teise asi on see, et kuidas siis sponsorlist riigiettevõttel lubatakse. Nii et minu meelest on valdkonnad pigem seal ja need lahendused seal, et ma arvan, et Maksuamet teeb õiget tööd nüüd. Aga Maksuameti käest võiks küsida, et kuna see piir siis paika pannakse, kuna ta hakata ikka nii tõsiselt 2014, 15, 16, 17. Aitäh. Marek, ole hea. Jah, et ma eeldasin, et see küsimus tuleb, kus ikkagi keegi laual ümber olijatest tahab saada teada kuupäeva.
ma püüdsin seda niimoodi oma ettekandes ka öelda pehmemalt, et see on ettevaatav, kuna ka ajakirjanikud mult küsivad, kui mitu aastat te tagasi lähete. No, ja selle ma julgen, või selle ma saan siin laua taga välja öelda, et me ei lähe aastaid tagasi või varasematesse perioodidesse, kuigi ma möönan, et nii nagu härra Tarmo Tamm ka mainis, need klubid, kes maksavad palka ja maksavad makse, pöörduvad meie poole õigustatult. See ei ole nii-öelda hüpoteetiline, vaid see on reaalne elu ja küsivad, et me oleme käitunud õieti, miks te kontrollite ainult neid, eks ju, või miks te kontrollite nii vähe. Meenutan, Maksu- ja Tolliameti kontrollis on olnud 5 ühingut ja mulje on sellest, nagu me oleksime jõudnud ka vanaemadeni, ei ole kaugelgi sellest, eks ju, et me tegeleme ühingutega ja väga väiksel arvul, et avalikkuses kõik teavad Audentes, eks ju, tõstis makse ja asus probleemi lahendama, et Maksu- ja Tolliameti juhina ei saa ma anda siin avalikkusele sõnumit, et ärge täitke seadusi, eks. Maksu- ja Tolliameti juhina ei saa ma öelda, et me suudaksime 1800 ühingut hakata kontrollima, kui me oleme siin kontrollinud 5 ühingut. Mida ma saan öelda on seda, et ikkagi klubid võiksid vaadata juba varasemalt üle oma nii-öelda rahastamismudelid, rahastamisskeemid, rääkida läbi vanematega, mis on tänane võimekus, teha kohe otsuseid ja vastavalt sellele siis käituda, eks ju, et mida meie Maksu- ja Tolliameti poole pealt teeme kindlasti avalikkusele, me anname sõnumeid järgnevatel kuudel, et kas olukord on hakanud paranema ja mis mahus, et ma arvan, et seda on kõigil huvitav teada, kes siin ka tänases arutelus osalevad. Aitäh, kolleeg Jüri Ratas. Aitäh, ma kõigepealt tahan öelda, et ma nii paradoksaalne kui see ka ei ole, et ma ütlen nagu aitäh Maksu- ja Tolliametile, et poliitilisel tasandil pole seda teemat suudetud, ma ei tea, 10 või veel rohkem aasta jooksul lahendada ja et olgem ausad, et kui läks valusaks, siis toimub ka see nõupidamine, ja tegelikult on väga valusaks läinud. Et mul on 2 küsimust, et mu esimene küsimus on nagu Kultuuriministeeriumile ja proua Urve Tiidusele, et minister ütles oma eessõnas, puudub kohtunikke, et minister ütles oma eessõnas, et seda püütakse novembriks mingisugune ettepanek lauale panna ja ma sain aru kantsleri jutust, et seda püütakse siis kirjutada sisse 2016-2017 eelarvestrateegiasse, kui ma sain õigesti aru. Et minu küsimus on nagu sellise näite puhul, et näiteks kui üks alaliit teeb täna oma järgmise perioodi eelarvet, ta teab väga selgelt seda, mis toimub avalikkuses, ta teab üsna hästi seda, mis toimub klubidega ja alaliidu jaoks ma ei saa öelda, et kohtunike tasustamine on nagu teisejärguline, et rahalises mõttes paljude alaliitude jaoks võib olla kohtunike summad suuremad kui näiteks koondiste või noortekoondiste peatreeneri summad. Et minu küsimus on nagu esimene küsimus on Kultuuriministeeriumile siis, et mis siis see alaliit nüüd peaks tegema, et mõtleme, et ahah, et võib-olla tuleb novembris mingi eelnõu või tuleb 2016-17, et laseme edasi stipendiumitega või enamus, ma arvan, spordisektoris käib see, nii nagu vist Mailis Reps kommenteeris, et käib see sularahas. Et mis nagu see spordialaliit peaks siis nüüd tegema või kirjutama oma järgmise eelarveperioodi sisse sotsiaalmaksu, tulumaksu, töötuskindlustusmaksu ja need summad ei ole mitte 100 eurot, need ei ole ka 1000 eurot, need on selle alaliidu kohta 10 000 eurot. Et mis sõnumi te nagu annate, et siin laua taga on ka Rahandusministeerium ja Maksu- ja Tolliamet, et mida see alaliit peaks nüüd tegema siis selle kohtunikega? Ma just küsin kohtunike aspekti. Ja kui tohib, siis ma küsin teise küsimuse peale seda, kui selle vastuse saan. Aitäh. Mina pean vastama sõna. Õigustatud küsimus ja nii nagu ma tõesti sissejuhatuses ütlesin, et oktoobriks me esitame oma ettepanekud ministeeriumi poolt, mis puudutab kohtunikke ja teatud selline ootus kõik asjad korraga lahendada on ka täiesti mõistetav, aga arvestades seda, et praegu me oleme asunud nii-öelda kõige pakilisemat teemat lahendama, et siis tulevad need teised lahendused ka. Kuidas nüüd alaliit peaks käituma? Ma arvan ka, et jah, Urve, ma ütlen, et seaduse järgi. Seaduse järgi,
ma ei sea kahtluse alla ühegi alaliidu võimekust oma asju hästi korraldada, et küllap nad seda suudavad, aitäh. Aitäh, ma lihtsalt ütlen repliigiks, et see on, ma olen nagu väga meelitatud ministri otsusest, aga ma arvan, et ei suuda. Väga paljud alaliidud ei suuda. Aga mu teine küsimus, võib-olla ma korra küsin täpsustavat, kuhu poole see siis liigub, kas kohtunike tasu liigub töötasu poole või te näete kuskil oma mingites projektides, et võib maksta kohtunikele tasu ilma sots- ja tulumaksuta või kuhu poole see vähemalt liigub, andke nagu mingit indikatsiooni. Kokku on lepitud see, et kõik vajalikud osapooled mõtlevad välja omi ettepanekuid, arutatakse need läbi ja esitatakse oktoobriks siis 1, 2 või 3 ettepanekute otsustamiseks valitsuskabinetile. Selge on see, et nagu siin eespool öeldi, 10 aastat on see probleem olnud lahendamata. Nüüd tuleb seda otsast lahendada. Hetkel minnakse edasi kutsekvalifikatsioon 5-7 noorte treeneritega, järgmises kohe edasi kohtunikega, et tõsi, probleem on olnud kaua lahendamata, aga korraga lahendamine ei ole ilmselt riigieelarve strateegia mõttes ka perspektiivikas. Aitäh, ja mu teine küsimus on seotud selle ettekandega, mille härra Toomas Tõnise tegi ja koalitsioonilepingu punktiga, kus on öeldud see 50-50 põhimõte. Kas ma olen seda küsinud mõningate valitsuse liikmete kes on ka spordialaliidu juhid ja nemad on seletanud mulle ühtepidi seda. Ma tahaks aru saada, et kas ma saan aru, et te olete arvestanud välja praegust treenerite, noorte treenerite töötasu baasi, ma räägin 5-7 kategooria ja kas see loogika on see, et kui nüüd neile maksta seaduse järgi palka ehk maksta need 3 maksu juurde, siis on vaja tuua juurde sporti 3,5 miljonit või see loogika on see, et on vaja tuua juurde 7 miljonit, millest riigieelarvesse kirjutatakse järgmisesse aastasse 3,5 miljonit ja klubi pluss kohalik omavalitsus peab lahendama selle teise 3 miljonit. Kas see on see loogika või mis on see loogika? Aitäh, ma vastan sellele küsimusele, et me arvutasime praegu hetkel ikkagi selle valitsuse pakkumiseks 50-50, ühe 50 osa arvutust lähtuvalt kultuuritöötaja palgast 700 € ja sealt pool. Teise poole, kui palju tegelikult tööandja või kohalik omavalitsus spordiklubi maksab treenerile, seda me ju täpselt ei tea. Et see ei ole nii täpselt pooleks 50-50. Et kui me paneme selle slaidi uuesti peale, siis on võimalik seda seletada. Aga palju see praegu on? Teie arutate 700 €, ma saan aru. On nii? Brutopalk te lähtute 700 €. Me ei lähtu sellest, et treeneri palk ongi 700, vaid me lähtume seda, et kultuuritöötajatel näiteks on see 700, haridustöötajatel näiteks on 715. Ja kui võtta see valitsuse osa, see 50% sealt, siis on ta 700,5. Aga mis ta hetkel on? Hetkel ei olegi ju treenerite töötasu on võimalik välja võtta spetsiifilist ka, ma arvan, kui palju keegi treener kuskilt täpselt palka saab. Sellest me lähtusime sellest oma poole arvutamisest. Ma lihtsalt nagu ütlen, et kas, kui need läbirääkimised teil täna käivad valitsustasandil, et kas see nagu küsimine, see 3,5 miljonit ei ole nagu vähe ambitsioonikas? Et kui öelda, aga kust te nagu võtate selle, et kohalikud omavalitsused panevad selle 50% juurde? Kus kohas see loogika nagu tuleb? Aitäh, Jüri. Siin on ka teisi küsijaid veel, aga vastame sellele küsimusele ära. Me ju ei kohusta kohalik omavalitsus panema täpselt teise poole juurde. Täna me teame, et treener saab palka kohalikust omavalitsusest. Kui palju ta täpselt saab, seda me ei tea. Me arvutasime välja enda poole, me tuleme appi. Aitäh. Kolleeg Priit Sibul, palun. Aitäh. Mul on natuke laiem küsimus. Ma olen Rahvusringhäälingu nõukogus ja seal aeg-ajalt tekib ka küsimus selles, et me ise tunneme ja aeg-ajalt tundub väljastpoolt, et meil on nagu teatav ülesanne ka Eesti spordi rahastamisel ehk siis Rahvusringhääling. Et tahaks teada, kuigi alaliite on siin vähe on räägitud, et see on alaliitude jaoks hästi oluline, et aga äkki siis olümpiakomitee oskab vastata, et kuivõrd suureks või kui suur roll sellel Rahvusringhäälingul spordi rahastamises on ja mis see summades tähendab ja et siis pärast ka, et mida Kultuuriministeerium sellest arvab, sest siiamaani mul on jäänud mulje, et need on veidike erinevad seisukohad, et kas ja millisel kujul Rahvusringhäälingul on või on ta ise võtnud endale need ülesanded või mis sellega täpselt on. Aitäh.
ja ma ei tahaks väga pikaks selle teemaga minna, sest me täna oleme ikkagi siin stipendiumite raames, aga lühidalt võib-olla siis Siim Sukles kommenteerib. Aitäh, Priit, ma just seda sama mõtlesin, et me ei arutu vist täna ERR-i teemat, pigem on teema just stipendiumites, aga spordilt laiemalt on ERR ja tema nii tele- kui raadiokanalid hästi olulised. Sellepärast, et on ju ammu öeldud, et kui sa oled televisioonis, oled sa ka inimestel meeles ja kui sa oled inimestel meeles, oled sa ka sponsoritel meeles. Ehk et ma arvan, et see on hoopis mingi teise koosoleku teema, aga endist viisi ütleme, et väga palju nii spordi kui kultuuriüritustele on hädavajalik, et nad saaksid oma toetajaid tänada läbi ERR-i ekraani. Sellepärast, et mis sa salata, ega metseenust palju ei ole, ka meie äriühingud vaatavad ikkagi nii-öelda väljundit väga paljudesse inimestesse, nende silmadesse. Nii et ERR-is selliste toetajate tänamine võimalus on selgelt oluline ka meie väga paljudele spordialaliitudele. Selgelt paljud on leidnud väljundid ka kuskil mujal, kas siis Delfis, TV6, kus on lubatud reklaam, aga senikaua kui ERR-i spordiuudised on ikkagi, ütleme, tööd paremad, on see väga oluline kanal. Aitäh! Paar sõna kommentaariks sellele Priit Sibula küsimusele, et tegelikult muidugi Rahvusringhääling on meil avalik-õiguslik institutsioon ja tema rahastamise otsuseid ja eelarvet otsustab ju nõukogu. Mis puudutab nüüd võimalikku sellist sporditoetajate afišeerimist või kuidagi nende tänamist, et ka see on ju põhimõtteliselt nõukogu teema, aga kaudselt loomulikult või sõna otseses mõttes ikkagi Riigikogu kui seadusandja teema, et härra Sibul kindlasti teab seda väga hästi ja ma midagi uut ei ütle, aga lihtsalt siin võib-olla korraks üle korrata. Aitäh. Nii, kolleeg Aivar Sõerd, ole hea. Aitäh. Sellise aspekti kohta on küsimus, et tegelikult õiguslik vaidlus on ju pooleli praegu. Et need spordiklubid, kellele maksuhaldur on maksuotsused vormistanud, vähemalt osa nendest on kohtusse pöördunud ja seal on palgatud kallimad advokaadibürood. Ja siis on meil 2 maksuvaidlust või maksurevisjoni on pooleli. Et seal on see maksusumma vist oli 100 000-des. Kogu maksuauk on 4 miljonit. 4 miljonit on see summa, millega siis on rahastatud seda valdkonda nii-öelda maksude maksmata jätmise abil. Et siin on nüüd nagu mitu võimalust. On võimalus ka täitsa olemas. Muidugi ma usun, et maksuhaldur, kui ta selle nõudega välja läks, oli endas kindel, aga on võimalus, et Aivar Pilve büroo seljatab Riigikohtus. Oletame, et seda ei juhtu, et riik võidab, aga mis siis ikkagi, kuidas seda õiguslikku segadust lahendada, et see on ainult 3500 spordiklubi on ja seal on 4 miljoni ulatuses on neid rikkumisi, et kas siis, et kui nüüd riik võidab, määrab nendele maksud, aga mis siis ikkagi nende teistega saab, et maksuamnestiat nii-öelda maksuamet välja kuulutada ka ei saa, et seadus ei anna selleks alust. Ja siis tekib muidugi see probleem ka, et ebavõrdne kohtlemine ju, et on klubid, kes on maksnud töötasusid ja klubid, kes on maksnud siis stipendiumi ilma töötasu maksudeta, et mismoodi Rahandusministeerium ja maksuhaldur seda õiguslikku asja on mõelnud lahendada, et kas siin on üldse võimalik mingit maksuõiguslikku korda luua? Aitäh. Marek, mis on sulle küsimus? Jah, eks siin saalis vist Aivar Sõerd on ainukene, kes tunneb, mida mina tunnen. Selles mõttes, et olles sama tööd teinud pikka aega enne mind. Aga tõesti, nii nagu keegi varem ka ütles, et asjad hakkasid juhtuma siis, kui maksuotsusele said allkirjad. Vist Eiki Nestor või keegi teiselt poolt lauda. Ja ega see ei ole meile, minu meeskonnal olnud kerge, eks, et olenemata sellest, et neid maksuotsuseid on vähe, on sellest tekkinud kuvand, kui Maksu- ja Tolliameti huvi oleks sporditegevust pärssida kuidagi, aga tegelikult tõesti kõik ka tunnustunust on siin jaganud, annan seda oma meeskonnale hiljem edasi,
et meie tahe tegelikult on üks pikaaegne probleem ette võtta ja kui sa Maksu- ja Tolliametis töötad või Maksu- ja Tolliameti juhina töötad, pead sa arvestama alati sellega, et sinu otsused vaidlustatakse ja nii on ka nagu Aivar Sõerd mainis juhtunud. Me oleme 2 maksuotsusega kohtus, esimene arutelu toimub järgmisel esmaspäeval. Mul on väga raske ennustada, kuhu poole kohtuotsus kaldub, sõltub tõendite hindamisest ja kuivõrd hästi Maksu- ja Tolliamet on tõendid kokku kogunud ja vastaspool, kuivõrd hästi suudab ta siis nagu ümber lükata seda. Et ma arvan, et jällegi, eks see on nagu tegelikult teisipidi võttes normaalne nähtus, kuigi selles mõttes on ta kulu spordiklubile, on ta kulu riigile, meile, eks ju, kohtus käia, aga ütleme, karta seda, et minnakse kohtusse, seda me ei saa oma töös, Aivar ilmselt teab seda, sellest lähtuda. Ootame ära selle kohtuotsuse, paralleelselt käivad ju muud arutelud, eks ju, nii nagu on ka Lemmi Oro siin kõrval minul öelnud, et tegelikult meie jaoks on ka tänane õiguskeskkond või praegu kehtiv õiguskeskkond üsna selge. Küsimus, miks Maksu- ja Tolliamet pole varasemalt sellega tegelenud, on teine teema, eks ju, selles mõttes, mis ei õigusta omakorda jälle seda, et Maksu- ja Tolliamet ei võta seda korrastustööd ette, mida me 2012 siis alustasime, eks, ja selles mõttes kahju on, ma arvan, iseenesest väike. 5 spordiklubide kontrolliga me oleme saavutanud sellise avaliku arutelu, 5 spordiklubi kontrolliga, rõhutan veel kord. Ja see oleks ka minu kommentaar, et kohus teeb oma tööd ja saame targemaks siis, kui sinnamaani jõutakse kohtuotsust välja tulla. Aitäh, kolleeg Jaak Allik. Ma kommenteeriks võib-olla seda mustas ruudus ettepanekuid stipendiumite osas nüüd kultuuri koha pealt ka ja kuigi ma saan aru, et sõnastused on läbinud mitmesuguseid kooskõlastusi, ma olen proua Oroga täiesti nõus, et siin on mitmetähenduslikkust veel täiesti küllalt, aga samal ajal on võib-olla ta ka piisavalt. Kõige arusaamatum on nüüd kultuuri seisukohalt vaadates muidugi selline lause nagu tulumaksuvaba stipendiumi maksuvaba piirmäära kehtestamine. Sellest muidugi oli eesti keeles üldse võimalik midagi aru saada. Kuidas saab maksuvaba stipendiumile kehtestada maksuvaba piirmäära? Ja ma ei saanud algul üldse midagi aru, aga kuuldes nüüd olümpiakomitee juttu, siis ma hakkasin lõpuks aru saama, mida mõeldakse. Aga ma tahaks tuletada meelde, et kultuurkapitali seaduse kohaselt on igasugused kultuurkapitali stipendiumid maksuvabad ning sinna mingi piirmäära kehtestamine tähendaks juba ka kultuurkapitali seaduse muutmist, millega läheb üsna raskeks, ma arvan, Riigikogus. Milles on nüüd tegelik erinevus? Ma lõpuks sain aru, miks näiteks selles Maksuameti tabelis 75% neist stipendiumitest on sporditegevuses ja ainult 3,2% on siis kunsti- ja meelelahutustegevuses, ongi selles, et kultuurialal ja ka kultuurkapitali praktikas stipendiumi ikka käsitletakse ühekordse toetusena. Ühekordse toetusena, kui me nüüd tuleme selle uue definitsiooni juurde, siis me võime jäädagi vaidlema, kas see on antud tegevuse soodustamiseks või tegevuse tasustamiseks, tulevikus tehtava tegevuse soodustamiseks või tulevikuks tehtava tegevuse tasustamiseks, see on muidugi täiesti ebamäärane. Ja kui me võtame näiteks konkreetse praktika kultuurkapitali teatrialalt, siis näiteks on ju stipendiumi antud ja antakse külalislavastajatele ühekordseks tegevuseks ja enamikul juhul kasutatakse seda välislavastajate puhul, kes ei ole Eestil sotsiaalmaksukohustuslikud üldse. Minu meelest on see üsna normaalne, aga vähemalt ma tean, et see on alati ka Riigikontrolli huvi pälvinud, kuid see on täiesti normaalne ja seaduspärane. See on ühekordse tegevuse tegemiseks ja ma tõestage mulle ära, et ma ei soodusta seda tegevust selle rahaga, vaid hoopis tasustan teda. See on väga raske filoloogiline probleem. Ja spordis on läinud see asi tegelikult, eks kogu küsimus sellest, et see on muudetud kuupalgaks. Aga kultuuris ma ei tea küll ühtegi juhtumit, kus keegi maksaks nende ükskõik milliste stipendiumite alusele inimesele kuupalka, kes tegelikult on koostööline töötaja, nagu nad spordis tegelikult on koostööline töötajad. Veelahe läheb sealt ja ma lihtsalt sellest definitsiooni alal edasi töötamisel äkki mõtleks rohkem, kas ei ole võimalik läheneda mingi ühekordsusega. See ühekordne võib olla ka aastane. Näiteks kirjanikud saavad ju aastastipendiumi kultuurkapitalilt, täpselt samuti võib saada tippsportlane aastastipendiumi kultuurkapitalilt, aga me teame, et see on siis aasta ulatuses. Aga see maksuvaba määra kehtestamine, see viib meid, ma arvan, üsna hullu Pandora laekasse. Nii, suur tänu. Pärast lõppsõna juures võite kommenteerida, aga oluline tähelepanu juhtimine, et teema on keerulisem. Nii, palun. Ei nõustu. Öelge kohe millega. Et see on täiesti põhimõtteline arusaam, et
et mina ei ole jurist, aga juristid ütlevad, et kellele kuulub see tegevuse vili. Aga teie näidete puhul see tegevuse vili kuulub tellijale, et see ei ole üldse tähtis, kas ma saan ühe korra ühe lause eest või 3 korda 5 lause eest. Ma olen midagi kohustatud tegema, selle eest makstakse mulle kas töölepingu alusel pikaajaline suhe või ühekordse võlaõigusliku lepingu alusel. Nii et see on üks asi. Teine asi on see, et mis Kulkas on öeldud stipendiumite kohta ja kui see on stipendium, et see on pikem jutt, aga meil ei ole täna nagu aega, et ju ma väga vabandan, et ametnik julgeb Riigikogu liikmega vaielda siin, et see on kohatu, aga ma ei nõustu teie filosoofiaga, et ma arvan, et Eiki pikaajalise rahanduskomisjoni liige on minuga ühte meelt, ma loodan vähemalt. Nii, aitäh. Repliik, kantsler Nõgene. Lihtsalt repliigi korras, et esiteks stipendiumi ülempiiri ideed pole mina isiklikult väga suuresti kuulnud kuskilt, aga seda, et stipendiumi mõistesse kirjutada sisse, et seda saab maksta ühekordseteks tegevusteks, siis me nagu piiraksime stipendiumi maksmise võimaluse tulevikus ikka väga palju, et see ilmselt ei ole kõige mõistlikum variant. Aitäh. Viimane küsimus tuleb kolleeg Erki Noolelt. Ja aitäh, ma kuulasin siin. Ma muidugi siin selle stipendiumite ja palgaga me peame nagu tegelikult vaatama mitut osapoolt. Väga paljud spordiklubid maksavadki endale palka. Ja nüüd tulla nagu selle jutuga, et siis ei saa enam, või et mingitel klubidel riik peaks tulema õla alla panema, samas mingid klubid on maksnud korralikku palka viimast 10 aastat, see on ebavõrdne. Mailisele võib-olla selles ütleks kommentaariks selle sularaha kohta, et minul on spordikool 17 aastat alt, meil ei ole ühtegi kuud, mitte ükski lapsevanem, mitte ühtegi korda sularaha sandud, sellepärast, et panga ülekanded täitsa toimivad, vähemalt viimast 17 aastat. Võib-olla maksuametile kommentaariks seda, et kontrolli osas, et kui te vaatate Statistikaametit, erinevatel spordi- või alaliitudel on suhteliselt palju klubisid fikseeritud, näiteks uhkemad talispordialad on üle 130 klubi, aga Eesti meistrivõistlustel võib olla 20 klubi saab üldse kokku, et tegelikult mõistlikku kontrollida ikka neid, kellega spordiga ei ole midagi pistmist. See on lihtsalt selline soovitus, aga nüüd on mul ministeeriumi kohta käest küsimus, et me räägime 5. kuni 7. kategooria noorte treenerite nagu siis tasustame 50% eest, et mis see nagu reaalne eesmärk on, kas on sotsiaalabi projekt või on spordiprojekt, et ma olen nagu paljude klubidega rääkinud, keegi ei ole siiamaani aru saanud, et ma tahaks nagu teada, et nagu spordis on, et peab olema plaan, treeningplaan, et mis see nagu plaan on, et tänasel hetkel ma ei ole veel aru saanud ja tahakski teie käest kommentaari saada, aitäh. Kui see 3,5 miljonit tuleks juurde spordile, läbi alaliitude, kus see raha jõuab spordiklubile, läbi sealt treenerini, siis paneb treeneri rohkem mõtlema sellele, et kas tema kvalifikatsioonil on väärtus, paneb klubi vaatama oma rahakotti üle nii, et ta saab teha paremaid kulutusi, rohkem kulutusi, ei pea lapsevanemate raha juurde nõudma. Et see on appitulek riigi poolt, mis on nagu mõistlik ja mina arvan, et treeneri roll ühiskonnas, väärtustamine, et sa oled treener, selle kaudu selle väärtuse tõstmine on nagu selline laiem mõte, et sa ei ole lihtsalt niisama spordis sees, vaid sa oled korraliku ametikohaga, sul on palk, sul on kutse ja sinul seistakse hea ja sealhulgas ka sotsiaalsed garantiid. Ei kuule. Ma täpsustaks, et ma arvan, et te olete rohkem spordiga kursis kui mina, kuna te tegelete igapäevaselt, aga te teate, et kõrgema kategooria treenerid saavad ka kohalikust omavalitsusest pearahasüsteemis kõrgemat toetust. Kui me vaatame treenerite keskmist vanust ja see on ühtepidi, ta on paberi peal on väga ilus, et kõrgema kategooriaga on treener on targem, aga kui me vaatame ka tänast meile haridussüsteemi, sa lõpetad ülikooli ära, sul on 0 kategooriat. Kergejõusti või esimese kategooria nüüd siis saab.
ja kergejõustikuliidul ja erinevatel alaliitudel sa saad ühe kategooria tõsta aastas. Nii et kui me räägime seda, et meil ei tule üldse siia sektorisse treenerid juurde, siis see kindlasti see süsteem ei too ühtegi noort treenerid juurde ja spordile ta mingit panus. Ma lihtsalt ütlen kriitilised kommentaare selle süsteemi, et ma ei näe siin nagu laiemas perspektiivis väga suurt nagu see, et me peaks kogu süsteemi oluliselt teist muutma. Aitäh olümpiavõitjale, aga me oleme nüüd tegelikult ikkagi seda meelt ja ma arvan, et me oleme seda tükk aega arutanud, et see süsteem, kui me anname nendele treeneritele tegelikult garantii, et nad saavad korralikku palka, milleks makstakse ka kõik maksud ära, toob kindlasti inimesi juurde. Kõigepealt noortel inimestel, kes lähevad treeneriks õppima meie ülikoolidesse, on selgelt arusaadav, et neid ootab töö, mille eest makstakse korralikult ja makstakse kõik maksud ära. Ja teine on see, et see treener, kes tegeleb lastega, see on nagu meie fookusesse tõstetud. Mitte need, kes tegelevad päris tippudega või professionaalsete võistkonnaladega, vaid just need, kes tegelevad noortega. See tagab meile, et 10-15 aasta pärast on meil üldse tippsportlased olemas või mitte. Et loomulikult see, me ju kõik tahaksime, et spordid oleks raha juurde ja kõik treenerid oleks korralikult tasustatud, aga on ka õige, et seda me ei suuda lihtsalt ühe ampsuga ära teha. Et pigem ma olen küll nagu seda meelt, et see süsteem, kui me suudaksime selle esimese sammu teha ja leida järgmine aasta need 3,5 miljonit eurot ja pakkuda nendele treeneritele, sõltumata sellest, kus nad siis treenivad, kas siis kuskil Vändras või Tallinnas, kas nad teevad kergejõustikku või ujumist, et neil vähemalt tekiks mingi kindlustunne. Kui nendel on kindlustunne olemas, suudavad nad ka paremini oma lapsi treenida. Nii et ma olen küll pigem seda meelt, et see esimene samm oleks kindlasti tulevikku suunatud. Aitäh! Aitäh! See on nii hästi öeldud, selle isegi võiks lõppsõnaks kuulutada, aga me anname veel lühikeselt sõnavõtuks Lauri Luigele sõna ja siis kolleeg Sven Sester ja siis võtan otsad kokku. Aitäh! Ma pikalt ei ütlegi, aga tuletan lihtsalt meelde, et me tegelikult räägime 3,5 miljonist lisaeurost Eesti sporti, mis on minu arvates ääretult tänuväärne ja väga suur samm täiendav panus meie spordi arendamiseks, nii et see võiks jääda tänasest arutelust kõlama. Muud kõik teised asjad on tehnilised toimetused selleks, et me saaksime sporti paremini edasi arendada, nii et minu arvates väga hea samm. Aitäh! No, Lauri võttiski peaaegu, et enamus sõnu mul ära, et kui me alustasime täna sellest, et stipendiumi makstakse sportlastele, treeneritele, kohtunikele, et siis mulle tundub, et me nagu jõudsime laua taga selles enam-vähem kokkuleppele, et kui stipendiumi loogika on selles, et teadmiste ja oskuste omandamine, et siis sportlastele makstavad tasud peaksid ka tulevikus olema selged stipendiumid ja eraldi teema on siis profisportlastel, kes on täiesti eraldi teema, aga kõik noored, kes töötavad selle nimel, et tulemus läks paremaks, ma arvan, et siin ei ole kellelgi küsimust. Ja mulle tundub, et me tänane töö, mis me laudaga peaksime tegema, on see, et kuidas siia sporti täiendavat raha juurde tuua, et see 3,5 miljonit on minu meelest üks nendest sammudest, kuidas täiendavalt seda raha anda juurde, küll siis konkreetsel juhul 5.–7. kategooria treenerite osas, aga ma saan, et kohtunike teema on üleval ja miks mitte treenerid madalama kategooriaga, ma näeksin tulevikus seda vähe suurema pildina, et kuidas tegelikult seda sporti nagu raha juurde tulekut siis parandada, et ma näeksin ka ikkagi mingeid täiendavaid meetmeid siis kõrvalt raha tulekule, aga see on juba eraldi teema, et igal ma arvan, et see oli selles mõttes oluline, et täna mingit selgust siin laua taga tuua ja tundub, et me pigem mitte ei lõpetanud, vaid alustasime ühte debati vormi. Aitäh! Suur tänu! Tänan kultuurikomisjoni nimel täna selles arutelus kõiki osalenuid, kolleege erinevatest komisjonidest ja toetusrühmadest ning külalisi. Ja kindlasti tunnustan Rahandusministeeriumi ja Maksu- ja Tolliameti tööd selle nimel, et meie maksukäitumine oleks eeskujulik, sellepärast, et kui meil laekuvad maksud, siis meil on võimalik riigi tulusid suunata sinna, kuhu neid on vaja, sealhulgas sporti rahastamisesse. Kindlasti on väga tänuväärne Eesti Olümpiakomitee ja Kultuuriministeeriumi tegevus,
et valitseks õiguslik selgus, et seadustes ja õigusaktides oleksid erinevad stipendiumid ja palgad ja kõik täpselt sõnastatud, üksüheselt arusaadavad ja siis kas maksustatud või mitte maksustatud, aga peamine on see, et valitseks selgus. Sellest keegi ei taha ju olla ju sihilikult seadustest kõrvale hiilida ja kuidagimoodi kõveraid teid mööda toimetada, aga kindlasti on oluline, et tõepoolest need erinevad sambad või vaalad, mille abil me sporti rahastame, et neil oleks see tööjaotus paigas ja kindlasti oleks ka raha. Nii et see 3,5 miljonit praegu, mis läheb täiendavalt järgmisel aastal ja edaspidi näeme siis, kuidas siis riigieelarve strateegia hakkab arenema, eks ole, et see ikka on väga oluline. Ja väga oluline on tegelikult ka see, millest väga palju rääkida, aga et siis see vahepealne, see ülemineku aeg saaks ka normaalselt üle elatud ja et see läheks selliselt, et meil ei oleks kaotusi klubides ja spordikoolides. Nii et suur tänu ja head koostöö jätkumist. Täna minu arvates oli väga hea, tänane arutelu näide heast koostööst, et nagu ütles president eile oma kõnes, nii hoida.